Kindel mees, uus saade. Viimasel ajal on palju keskendunud just meeste tervisele. Praegult on selline talvine aeg ja tervis on teema, mis tuleb nähtavaks. Ja siin on ka selliseid mentaalseid teemasid, psühhosomaatilised teemasid, ärevus, stress, ka läbipõlemine. Et kõik need, mis lõpuks kurnavad ja lõpuks jõuavad kohta, kus on väsimus ja võid ka haigestuda. Ma usun, et täna on huvitav rääkimine just tervisest ja kuidas on võimalik täna tervist toetada, kuidas on võimalik tervist parandada, et elus rohkem rõõmu tunda. Meil täna on saates üks äge mees, 2 lapse, 2 poja isa ja heas suhtes, ägedas suhtes olev mees, kellel on oma lugu rääkida, kellel on jagada oma kogemusi, mis alati ei ole olnud kerged, aga samas ka väga õpetlikud. Tere tulemast, Ivar Leitem. Tere Raivo, aitäh kutsumast. Kuidas sa ise, kui sa oma elu vaatad tagant järgi? Kuidas sa näed, et millised on sinu elu suurimad õppetunnid ja suurimad võidud olnud? Ütleks nii, et see 41 aastat tänaseks on päris kaootiline olnud. Ja alates sellest, et lastekodulaps, siis mis traumad sealt kaasa tulevad, siis tänaseks vist nüüd, kui see keskeri sai lõpetatud, siis sai ka ettevõtlusesse mindud. See on ikka väga huvitav teekond olnud, et ikka mega palju vitsasid saanud ja õppetunde ja eks neid tuleb veel. Aga eks see lapsepõlv on ka kirju olnud, et see hetk, kui teada said, et sul on tegelikult teised bioloogilised vanemad ja eks siin ka igasuguseid lapsepõlve lollusi tehtud, et mis on väga suuri õppetunde andnud. Kui ma tagasi vaatan, siis ma ütlen ausalt, et ma ei muudaks mitte midagi. Et need on väga sellised rasked perioodid olnud ja ma arvan, väga paljud teavad, et kui see on kas pereettevõtte või üksinda seal toimetada, et see on maratoni jooksmine, kus sa ei ole kunagi valmis, sa ei ole kunagi treeninud selle jaoks ja sa mitte kunagi ei tea, kus see finiš tegelikult on. Ja lihtsalt teed, teadmata, kas see lõpuks tegelikult õnnestub või õnnestu. Et selles suhtes jah, et saame täna neid natuke rohkem siin võib-olla huvitavaid seikasid lahti rääkida, mis toimunud on ja kuhu tänaseks välja jõudnud ja nii edasi, aga ütleks nii, et kõik need rasked hetked ja neid on väga palju olnud, et ei vahetaks neid täna mitte millegi vastu. Kui minna kohe algusesse, et lapsepõlv, et eks enamus selliseid traumasid ja suuremad õppetundi me saame ikkagi lapsepõlveseks. Kas sa mäletad oma lapsepõlve kohta üldse midagi, kui sa olid seal mingi 5-6 aastane? Tegelikult ütleme nii, et väga palju meie neid mustreid tekivadki selle esimese 5-6 aasta jooksul. Ja mind võeti tegelikult lastekodust, kui ma olin seal 5-6 aastas vahele. Ja pean ausalt ütlema, kas siis need traumad või mis seal siis toimus, ega väga üksikuid lõike mäletad lastekodust. Ja need on alati olnud positiivsed, aga täna töötades pereterapeute asjadega ma saan aru, et ma tegelikult pean bioloogilised vanemad üles leidma ja aru saama, mis seal tegelikult toimus. Ja ma tegelikult olengi nad leidnud, aga sealt poolt ei ole tulnud seda soovi kokku saada. Küll aga mul on tänaseks õde, kellest ma midagi ei teadnud. Aga ütleme jah, et kuni sinna 5 aastani ka väga midagi ei mäleta. Et selles suhtes, et ma tean väga palju tuttavad, kes oskavad rääkida noores ja väga head lõigud ja asjad on. Aga nii palju, kui mina olen õppinud ja kogenud ja väga paljudega rääkinud, siis kui seal ikka mingid tõsised traumad on, siis aju kuidagi blokeerib need teadmised ära. Kas sa tead ka, millal sa sattusid lastekodusse? See on ka täiesti saladus, et ei ole saanud kuskilt seda infot. Aga midagi seal järelikult on, sest et seal on midagi väga sünget, millest bioloogiline ma tõenäoliselt ei taha rääkida. Et võib-olla see oli ka põhjus, miks ta ei soovinud kokku saada. Küll andis ta oma rohelisi tule, et saaks sealt õdesid vendasid otsida, kellega ka nad eriti, mina tean, et ei suhtle .
aga selles suhtes ma olen mega tänulik oma tänaste vanematele. Kahjuks mul isa suri eelmise aasta märtsis ära. Et ma arvan, et ma olen selle koha pealt õnnistatud, et tänaste vanematega kahjuks ma nagu perre sattusin. Ma ei ole lihtne pähkel olnud, ütlen kohe välja, kuid ma arvan, me saime väga hästi läbi ja emaga ka täna väga hästi nii-öelda. Ja isa oli paar korda haiglas, aastavahetustel need väga keerulised ajad emotsionaalselt mulle, aga ma olen selles suhtes ülimalt tänulik, et meil ei jäänud midagi rääkimata. Kui sa nüüd lähed ikkagi tagasi veel ja vaatad, et mingi hetk sa siis said ju teada, et sa tegelikult oled lastekodud pärit. Kuidas see siis välja tuli ja mis see sinust tekitas? Väga hea küsimus. Ma võin vanusega nüüd natuke puusse panna, aga ma arvan, me räägime sinna 14-aastasel. Ja muidugi see oli tohutu šokk. Ma jõudsin isegi siuksesse kohta, kus ma vist langesin sügavasse depressiooni. Ja kuna see oli see aeg, kus igasugused nii-öelda ei käinud just kõige parema seltskonnaga läbi ja siuke joomine ja igasugused mõnuained olid siuksed nagu igapäevased või iganädalased teemad. Kas siis joogiga või mis iganes seal taga oli, aga lõpuks oli see, et võtsid žileti kätte ja proovisid enda veenid läbi tõmmata. Et jumal tänatud, et ma ei teadnud, kuidas õigesti seda asja teha, aga see tunne seal taga, see üksik olemine, kuigi sul on tegelikult pere olemas ja see, et see ikka keeras päris tükiks ajaks kõik asjad sassi. Et sai ka psühholoogi juures käidud, sai ka 1,5 aastat mingid leebeid, antidepressante nii-öelda võetud, aga üldiselt elu läbi ma olen kõikidest tablettidest asjadest nii-öelda kuidagi teadlikult või alateadlikult mööda nii-öelda hoidnud. Nii et, aga mingi hetk läks see tegelikult, ma arvan, 2 aastaga läks see teema nagu korda ja üle. Aga ma mäletan ikkagi selles suhtes jah, et see soov mitte siin enam olla oli ikkagi väga suur. Ja eks ma arvan, et need mingid alkohol ja mõnuained kindlasti võimendasid seda negatiivset tunnet ja olekut. Aga mis tunne selle taha tekkis ikkagi? Kas mingi pettumine või viha, mis seal oli? Ma arvan, et kui ma nüüd tagant järgi mõtlen, ma arvan, et siuke üksinduse ja kurbus ja pettumus ja kõik asjad nii-öelda koos. Et meeletu raskus oli sees kogu aeg, et ei osanud seda nagu tol hetkel isegi tõenäoliselt sõnadesse panna. Et selles suhtes jah, et väga raske oli. Segadus, ma arvan, on kõige suurem. Kuidas su siis see uus pere seda nagu lahendas või kuidas sa sellega ikkagi niimoodi läbi tulid, et kokkuvõttes ikkagi said sellest nagu ikkagi läbi, eks? No kindlasti pereteraapia aitas siin, nii et seal neid asju lahti harutada ja nii edasi, et me käisime selles suhtes müts maha vanematel nõus tulema, siis tavaliselt ma olen väga palju kuulnud, et vanemad ei taha üldse nende asjadega tegeleda ja mida rohkem see pilt nagu avanes teadlikkus, mida tegelikult et kes need vanemad võib-olla siis päriselt olid või nii edasi, et kuidagi ajab või piik oleks see asi nagu mööda. Ja eks mu isa see kõige suurem hirm oli, et kui ma võtan võib-olla bioloogiliste vanemastega ühendust, et siis hakatakse sealt midagi nõudma või midagi taolist. Ja täna läbi imagoteraapia, kuna mul on endal ka 2 last, üks on siis nii-öelda bioloogiline isa on teine, siis mis oli hästi huvitav jälgida oli see, et kui meie võtsime südames vastu bioloogilise isa, ei tõrjud teda, mis iganes põhjustel tal oli, siis poisiga suhe muutus nagu, ma ütlen, sekundiga. Ja mida ma sealt õppisin oli see, et mu isa tegelikult alateadlikult või siis teadlikult ei soovinud minu bioloogiliste vanemastega üldse mingit pistmist teha ja tegelikult lükkas sellega mind kogu aeg nii-öelda energeetiliselt eemale. Aga ema oli väga suureks toeks tol hetkel ja ma ütlen, et ikkagi ma ütleks täna tegelikult kõikidele meestele, et pereteraapia ei ole siuke koht, mida peaks kartma, vaid seal on
ja see ei ole see koht, mida väga palju mehed ma näen, on see, et lähme pereteraapiasse, noh, tavaliselt terapeut on naisterahvas ja nüüd kaks naist hakkavad materdama seal, et tegelikult ei ole nii. Et on väga häid näiteid ka endas, kus siis ongi see, et pereterapeut ütleb teisele poolele, kuule, tõmbamine natukene tagasi, natukene liiga agressiivne ja nii edasi. Ja väga palju, ma ütleks niimoodi, et pereterapeut nagu tõlk vahel. Sest naiste ja meeste aju töötab erinevalt ja mõnikord sa võid rääkida tundid viis üht sama asja ja siis teine inimene toob teise lausega mingi näite ja siis tekib see wow, ahaa moment. Nii et isaga me väga lähedased ei olnud, ma mõtlen see aeg, sest isa tegi kogu aeg tööd. See on huvitav, kuidas me mustreid edasi kanname. Läks hommikul, tuli õhtul ja ikkagi sõja ajal üles kasvanud ja tee rasket tööd, siis tuleb armastus, et see lause kogu aeg. Aga ikkagi, ma arvan, ema oli üks kõige suuremaid tugi sellel hetkel. Ja mida rohkem ma oma päris vanematest teada sain, nii öelda, siis seda paremini, nagu need asjad hakkasid lahtuma. Kui sa vaatad nüüd seda, et suures pildis me oleme ikkagi kehastunud siia mingeid kogemusi saama. Miks sa selle kogemuse võtsid ja mis see sulle tegelikult tuli näitama? See just see lastekodu teema. Et sageli me oleme sellise ohvri rolli, et vaata, kui raske mu elu on olnud. Ma näen just seda, et vägevad ja väekad hinged võtavad selliseid võimsaid kogemusi. Ja kunagi ei võta tegelikult rohkem, kui sa kannad seda, eks? Või siis ära kannad, eks? Väga hea küsimus. Ma arvan, et tegelikult lasteaiast peale mul on kogu aeg olnud see meeletult õigluse tunne, et kui kellelegi tehakse liige, siis ma olin ka seal, keegi tõmbas tüdrukul patsist, ma olin kohe vahel ja nii edasi ja see on läbi elu ajanud ja see väga hea küsimus, ma olen ise ka selle peale mõelnud ja ma arvan, et sealt on tulnud võib-olla see, et aidata teisi inimesi ja mis minu jaoks, ma olen hästi palju ettevõtluses olnud väga palju erinevaid unikaalseid brände Eestisse toonud, aga ütleme niimoodi, et 12 aastat tagasi, kui ma sattusin nagu tervise valdkonda puht juhuslikult, mitte läbi oma terviseprobleemide nagu tavaliselt see nagu on, siis see oli see hetk, kus sa said läbi oma teadmiste inimest aidata ja kui inimene kirjutas või andis tagasisidet, et kuule, see on paremaks läinud või see nii edasi. Ja see oli see koht, mis pani mul tegelikult silma särama. Ehk siis teiste aitamine ja mitte just teiste aitamine, vaid läbi tervise. Ja siis ma küsisin kunagi vanematelt, et huvitav, et mu päris tegelik nimi on Ilja, aga vanemad panid mulle nii-öelda siis Ivar. Ja siis ma küsisin, et aga tagurpidi Ivar on ju ravi. Et kas see on kuidagi täiesti puhtjuhuslikult tulnud nii edasi. Ja vanemad ei saanud ka nagu midagi selle peale öelda, sest et mulle meeldib inimesi aidata, toetada ja see ravi ei ole võib-olla õige sõna, aga see tervise teema nii enamus ikkagi füüsiline, vaimne, aga see paneb silmad ärama kõige rohkem. Nii et jah. See on selline huvitav küsimus, et sageli me kuidagi tahame kuidagi head teha, teisi aidata, sa mainid ka, et seda tahaks teistele head pakkuda. Kui palju sa ise ennast toetada aitad ja endale head tahad? See võtab ohkama, sest et ma just eile tegin trenni, oli õhtuks nii läbi omadega, hästi intensiivne päev oli ja siis mõtlesingi, et teistele lubaduste andmine on 10 korda lihtsam kui enda lubaduse pidamine. Ja vaadates nüüd see paarkümmend aastat tagasi, ega ma ütlengi see, ma arvan, et ma olen ka siuke inimene, kes ei oska puhata, et kas siis paned täiega tööd või siis tuleks ka täiega puhkust teha, aga kui sa seda teist poolt ei tee, siis see läbipõlemise oht on väga suur ja tänaseks ma võin öelda 3 või 4 korda on siuksed läbipõlemised, see on täielikult, see on see, kus sa telefoni paned kinni, suhtle kellegiga, lähed oma maailma nii-öelda ära. Aga tänu nüüd aasta jooksul mentoritele see nii-öelda vaikselt on muutunud. Et see ennast esikohale panekul, ma arvan, et see on kõige keerulisem, sest sa unustad ära, sest endale neid vabandusi välja mõelda, lastega rohkem koos olla või see ja nii edasi, et ma pole nüüd päev otsa olnud lapsega, et kuidas ma võtan nüüd see pool tundi, et ma lähen jooksma või midagi taolist, et see
see süütunne vist on see, mis seal kogu aeg hakkab mingeid vingerpusse nii-öelda mängima. Aga nähes seda tulemust tänu mentoritele ka, mida rohkem sa ennast esikohale paned. Ja siis tuleb elukaaslane ja siis tulevad lapsed ja siis tuleb kodu ja siis tuleb töö. Kui see järjekord on paigas, siis asjad kuidagi hakkavad iseenesest liikuma. Aga jälle, korduvalt, nädal 2 läheb mööda ja siis kuidagi hakkab see nagu, jah. Ühesõnaga, mul on hästi tore kaaslane täna, elukaaslane, kes ikkagi tuletab neid asju meelde ja vastupidi, nii et aga ma arvan, et ennast esikohale panek on üks keerulisemaid asju, et räägin enda puhtalt kogemusest, sest et neid vabandusi, mis sealt nagu eile ka mõtlesin nagu, kuule, sa oled iga päev trenni teinud, miks sa siis praegu pead tegema, pikk päev on olnud, ei juhtu mitte midagi sellest. Ja siis lähed sinna jooksulindi peale ja siis hambad ristis esimene 10 minutit ja siis on juba 15 minutit. Päris hea on juba, siis on 20 minutit, no tuli 35 minutit, oli nagu megatunne. Aga just see alguses, et võtta kätte, minna ja teine suur asi, mis ma olen näinud enda puhul, mis aitab, ongi see järjepidevus. See jätta vahele. Sest et selle ühest päevast tekib 2 päeva, 3 päeva ja siis on juba kuidagi need vanad mustrid asjad tulevad nii-öelda tagasi. Et jah, ennast esikohale panekuga, ma arvan, üks kõige keerulisemaid asju üldse. Ma olen kuidagi alati küsinud ka enda käest, et kui mul endale see allikas on tühi, et kuidas ma saan üldse teistele anda. Ei saagi. Ja ma näen enda puhul küll, et kui ma tohutult nagu siis naudin seda, mida ma teen ja inspireerib, mis see teeb, see tegelikult ju põletab ka, kõrvetab ka läbi, eks. Ja ma enda puhul näen küll sellist asja, et kui ma tegelikult olen tühi, siis see, mida ma endast välja annan, see ei ole eriti see, mida ma tegelikult tahan välja anda. Ja siis, kui ma olen täidetud ja väes ja poweris, siis sageli ei peagi eriti palju tegema, see muudab tohutult juba, eks. Ja siin jõudsime huvistavasse kohta, et aga all mängib üks väike ussike, süütunne, et kus see sinu puhul on tekkinud, et miks sa, kui mina nagu täna näen sellist asja nagu süüd ei olegi olemas. Et kollektiivselt meil on lihtsalt ära programmeeritud niimoodi, et me tunneksime süüd, siis tohutult panustaksime, et teisi aidata, kuna näeme ka teisi ohvritena. Aga kus see süütunne tekib? See on päris huvitav, see väga hea küsimus ja võib-olla lähtuks natuke teiselt poole ja siis võib-olla lõpus vastaks, et ma siin ka life biofeedback terapeut olnud mingi aeg ja kuna mul oli inglise keel suus, siis ma suhtlesin ka välismaa klientidega. Ja mida ma väga kiiresti avastasin, seal on niimoodi, et masinal saad eraldi sagedused, eraldi nimestused testida ja vaadata, kas see punkt on paigast ära. Ja täna võin öelda puhtalt eestlaste teema pole ühelgi välismaalasel leidnud, et häbi enese süüdistamise punktid oleks paigast ära, aga see on kõigil eestlastel. Ja see häbi enese süüdistamine ja süütunne, kui sa need maha võtad, elu läheb väga kihtlaks ja ma tunnen alati ka, et mul on aparaat endal kodus, et kui tekib see süütunne, nagu me ennem rääkis, laps ei ole nii edasi, käid need punktid maha, kõik on korras jälle. Aga ma arvan ka üks seal ja alaväärsus, ehk siis ma ei ole piisav. Väärtusetuse tunne, jah, et aga see oli ka kõikidel teistel rahvustel, et see ei olnud nagu selles suhtes nagu erand. Aga nüüd vastuse koha pealt, ma ei tea, ma arvan, et see on väga palju põlvkondades edasi andud. Et see on see, ma olen neuroteadust pidanud õppima tänu biofeedbackile ja see on nii huvitav, kuidas sõnad mõjutavad meid ja kuidas iga inimene saab igast erinevast sõnast võib täiesti teistmoodi aru saada. Ja üks kõige segasemaid võib-olla lauseid on see, et kui keegi ütleb sulle, ma armastan sind, mis see sinu jaoks tähendab? Nii, sõrmust vaja, kolime kokku, mis seal taga nagu on või ma olen kohe kohustatud sulle vastu ütlema. Pangalaen. Ja, näiteks. Ja ma arvan, et see on nii eestlastele sisse tambitud. Vaata, kui me hakkame vaatama tõdeõigust, kõik suksed raamatud ja siis rääkisin klientidega, lähed lennujaama, lähed puhkama ja siis on suur lause üleval on tee raskelt tööd, siis tuleb armastus. Ja siis kliendiga arutame ja siis ta läheb nädal aega puhkama, läheb lennuki peale ja siis see lause jääb kummitama ja siis ta nagu meeletu süütunne tekib sisse. Aga ma ei ole täna piisavalt teinud midagi. Et vaadates nüüd kogu seda biofeedbacki teekonda kõik see, väga palju ma arvan, et meile on sisse tambitud juba läbi kirjanduse, võtta need sõnadel on meeletu tähendus, sest keha ei saa aru, kas sa mõtled neid asju välja või tegelikult.
ja eks me väga paljud ketrame asju peas, mida tegelikult ei ole üldse olemas. Et kust ta täpselt tuleb, ma jään sulle vastuse võlgu, aga nii palju, kui mina olen näinud, see on massiline. Ja see on hästi huvitav, kui me selle biofeedback aparaadiga need häbi- ja süütunde punktid ära tasakaalustasime, siis massiliselt tuli klientidel tagasiside, nad esimest korda elus võtsid kütuse raha vastu. Ehk siis see tüüpiline eestlane, vaata, sõidutad kedagi kuskile Tartusse ja siis küsitakse, kas kütuse raha palju. Last olla, vaata. Ja nende punktide ära tasakaalustamine inimene on suuteline võtma tasu vastu või see, mida pakutakse. Sest et ma ei tea, kas on siis häbitunne seal taga või nii edasi, ma peame üksinda hakkama saama. Ja eks ta ongi see, kui ma lähen meeste poole peale, ongi see, ega mehed ongi see, väga kinnised, ega need ei räägi midagi ja siis ketrad seal neid asju nii-öelda peas. Ja ega kui me vaatame ka neuroteadust, mida rohkem sa nende negatiivsete asjade peale mõtled, seda suuremaks see stress ja pinge seal taga läheb. Nii et kus ta täpselt tund või nii edasi, ma ei oska öelda, aga ma näen ka enda puhul, et need asjad ikkagi väga kergelt tulevad tagasi. Ja väike vahelepõige, kallid kuulajad. Mul on rõõm tutvustada meie saate uut hooaja toetajat, Contamo. Tegemist on ettevõttega, mis on pühendunud keha ja vaimu tasakaalu saavutamisele läbi teaduspõhiste ja looduslike tervisetoodete. Üks nende populaarsemaid brände on RNA ja nende põhitoode, pikoiooniline magneesium, on tõeline elumuutja. Tänu sellele üliheale imendumisvõimele olen seda ise ka kasutanud pea pool aastat ning tunnen, et palju rahulikumana ja meil on palju selgem. Ma soovitan ainult seda, mida ma ise olen proovinud ja usaldan. Kui sa soovid ka rohkem Contamo kohta teada, siis mine nende lehele, kasuta koodi kindelmees10, et saada ostult 10% soodustus. Contamo.ee. Terves kehas, terve vaim. Eks jah, nagu sa mainisid ka, et eks see programmeerimine käib tegelikult ju lapsepõlvest saadik. Juba lasteaed ja kool ja kollektiivteadvus on ja õpetajad ja ka vanemad tegelikult läbi oma uskumuste, eks. Eks see tekitab seda sisemist raskust ja mille tähelepanu pöörad, seda me ju loome juurde kogu aeg, eks. Aga kui sa vaatad oma elu peale, kas sul on mingi selliseid kohti ka, et sa tegelikult tunnedki, et kurat, ma käitusin nagu nii sitast ja tunnen nagu, et ma olen täiega nagu süüdi ja suhetes lahkuminekut, kellelegi halvasti ütlemine ja lähen selle tähelepanu minevikku kogu aeg ja siis tunnengi, see oli mu enda puhul näiteks oli see koht, et mida ma nägin suht alles, et miks ma nagu ei ole avatud elule ja ka võib-olla tohutule sellel küllusele ja kõigele, mida elu pakub, oli see, et ma nägin ühes meditatsioonis läbi sellise asja, et ma tegelikult tunnen süüd. Ja kui ma hakkasin seda süüd vaatama, siis ta tegelikult läkski mu läbi esivanemate Siberisse, kuna mu esivanemad sõja ajal siis lükati Siberisse, siis sealt tulnud mingid uskumused on mu siiamaani sees. Ja tunnedki süüd selle pärast, et midagi olen nagu valesti teinud. Ja kui ma ütlen, et ma olen nagu midagi valesti teinud, siis ma ütlen ka elule ei, sellepärast, et ma ei ole ju väärt seda elu, seda suhet, seda kõike. Ja ma täna aina rohkem tegelikult ka näen inimestega töötas ka enda puhul, et aga kui nüüd stopp, et see ei ole tõde üldse. Kui äkki teha rahu sellega, et ma juba olen piisav, ma olen juba väärtuslik, ma ei pea seda tõestama. Et see on võib-olla koht, mida enda sees muuta ja kindel nägemus on see, et seda ei saa mitte keegi teine teha. Sa mainid ka praegult, vaata, et hästi huvitav on seda rääkides, sul on mingi aparaat, mis aitab selle ära võtta, aga see tuleb tagasi. Sa võtad ära, sa koged seda jälle, et kuule, päris hea on elada ilma selle häbi ja süütundeta, see tuleb tagasi. Et minu kogemus on see, et julgus nagu vaadata sinna sisse, mis tekitab seda süütunnet, see süütunne nagu vastu võtta ja ära lahustada. Et kuidas sul, ma tahtsingi jõuda sellesse kohta, et kuidas sul tunnet emotsioonidega lahustamise ja vastuvõtmisega üldse on? No jälle väga hea küsimus selle koha pealt, et ma arvan, et see on kindlasti koht, kui me räägime lahustamisest ja ilma aparaatide kasutamist, see on kindlasti asi, millega ma pean see aasta rohkem tegelema. Aga kui sa küsid seda süütunnet ja seda häbi, siis ega väga tihti, sest mind on üles kasvatatud, et mees peaks katma kõik nii-öelda majanduslikud kulud ja suutma pere eest üksinda väljas seisma. Ja ma väga pikalt ka, see on ka väga palju tülisid meie nii-öelda elukaaslasega tulnud, et sa võtadki alateadlikult selle vastutuse ja niimoodi on mind üles kasvatatud. Ja ma arvan, et kõige rohkem, kus ma täna süütunnet näen, on see, et
ettevõtluses, eriti veel pereettevõtluses on häid päevi ja on halbu päevi. Et see on kindlasti koht, mis tuleb välja, aga kõige suurem võib-olla see süütunde koht on ikkagi see, et mu soov oleks lastele rohkem olemas olla. Ma teen endast kõik ja mõnikord on ka see koht, ma näen, et liiga palju, et ma jälle unustan ennast ära. Aga ma arvan, et see süütunne kõige suurem on ikkagi nii-öelda nagu pere ees, et ma pean selles suhtes muidugi täpsustama, et mul on kõvasti rohkem aega kui võib-olla inimesel, kes 8-5 läheb. Kuid ma tunnen, et eriti need 5, 6, 7 esimest aastat võiks olla nii palju kui võimalik. Et isegi töö juures natukene vähem, aga kui su pereettevõtte nagu sissetulek on pereettevõttest, siis kuskil tuleb nii-öelda neid ohverdusi teha nii ajaliselt. Et aga jah, kui siin mingid müramised jäävad päeva jooksul ära, siis ma tunnen ka sellest puudust. Sest et noortele poistele müramine unusta kõik muud asjad ära. Võib-olla mingi multikas, mida harva nii-öelda näeb, aga see on selliseks traditsiooniks nii-öelda saanud. Et jah, aga selles suhtes väga hea info ja väga hea nii-öelda juhtnöör sinu poolt, et tegeleda ka sellega, et mitte ainult aparaati kasutada. Jah, väga palju teadlikumaks saanud, saad aru juba, kui ohvri rolli tuleb sisse, naine toob kohe välja, juba saad ise aru. Kuid kuidagi häbi ja süütunne see ohvri rollist, ma ei ole leidnud täna sihukest orgaanilist head lahendust. Nii et ma kindlasti selle puhul saame veel peale saadet rääkida. Kusjuures ma tegin küsitluse. Seal osales peaaegu 50-60 meest. Ja muideks tuligi välja, et põhi süütunne, mis tekib meeste puhul, on just süü oma laste pärast. Et ma ei ole piisavalt hea isa oma lastele olnud, mul ei ole piisavalt palju aega oma lastega koos olnud ja sealt see kerib kogu aeg. Ja see sama hirmele, et selline orav rattas või niuke ellujäämise programmis elamine, et aga ma pean tööd tegema, et elada, mul ei ole lapse jaoks piisavalt aega ja siis oledki nagu seal lõksus kogu aeg, eks. Minu enda kogemus on tõesti see, et ma olen nagu erinevaid tehnikaid kasutanud aastate jooksul, ja ka proovinud erinevaid asju. Ainuke lahendus on see, et see süütunne enda sees vastu võtta, lõpuni ära seedida või lõpuni ära kogeda enda sees. Ennem ta ei kao kuhugile. Et kui keha on ka orgaaniline, siis ju see, mis kehaga toimub, on ka ju orgaaniline. Meid ei loodud ju tegelikult aparaatide abil, kuigi nad võivad meid ju teatud kohtades aidata, aga keha peaks ise kõigega selle hakkama saama. Ja siin üks suuremaid takistusi või programme ongi see, et kuule, nõrgad mehed tunnevad tunded emotsioone. See on kõige suurem minu meelest selline kollektiivne uskumus, mis hävitab meid. Sest kui tunded emotsioonid on meie loomulik osa nagu pisaratki ja hingamine ja higistamine, kus kohast tuleb uskumus, et me ei tohi oma tunded emotsioone kogeda. Et üks suuremad programme see ongi ja siis me tunnemegi nagu väärtusetuna ennast, sest kui ma ju hakkan siin, ma ei tea, mingi pisarat laskma siin kellegi ees, siis kuidagi ma ju olen nõrk. Minu enda kogemus on aastate jooksul, kui ma olen isegi meeste laagrit teinud või meestega koos olnud, et väga võimsad mehed julgevad teistest nutta. Neil ei ole mitte midagi karta. Ja see on ka hea koht näidata võib-olla, et ma ütlen kõigile meestele ka välja, et kui sa julged oma tunded emotsioone läbi lasta ja neid näidata, see on tohutult võimas ja vägev tegelikult, sest see on sinu loomulik olek. Et kui sellest nüüd lahti lasta, et ma pean midagi tõestama üldse, vaid see võib-olla tahakski siia täna ka sisse tuua, et mis siis, kui tunded emotsioonid ongi normaalne, toimib siis meie puhul. Ja need lood, mis kollektiivselt räägitakse siis, et kuule, sa oled nõrk, siis on sama hea, et kuule, et mees peab üksinda kõik hakkama saama. Kas see on tõde? No just. Et ma usun, et me kõik teame tegelikult täna seda, et kui mees, kes on kuningas selles kuningriigis, tunneb ennast hästi ja väekana, siis tunnevad kõik kuningriigi liikmed ennast hästi. Ja kui mees on ise laperdab ja on energiast tühi, siis ta võib seal ju proovida teha asju. Lõpptulemus on ikka see, et põled läbi jälle. See on ka just sama, vaata, me just ennem rääkisime nendest lausetest, et mehed ei nuta ja nii edasi. Ja vaatasin täna nagu loed lastele õhtu muinasjuttu ja siis vaatan, kuidas sealt igalt poolt, et tubli, mure, siis kannatame ära, kõik sellised laused nagu, ja siis mõtled ka nagu, ja siis ma üritan nagu lugeda niimoodi, ma kirjutan need asju ümber, et
meie ei kasuta laste puhul tubli, me ütlemegi, et kui sa nutad, lase kõik tunded välja ja sa oled tal olemas, see ei reageeri. Mõnikord on väga keeruline, kui sa ei ole ennast esikohale pannud, siis see sütik läheb lühikeseks. Et seda ma olen nagu korduvalt ja korduvalt näinud, aga ma ütlen, et sõnadel on meeletu jõud. Et eesti keel on minu meelest üks hästi huvitav keel selles suhtes. Ema ütleb ka, et kuule, kas sa saaksid mulle poodi minna ja muretseda selle asja. Ma ütlesin, et kui sa tahad muretseda, siis ma viin sind poodi. Kui sa tahad midagi ostan, siis nii ütle. Aga selliseid sõnu ei taha kasutada. Muretsemiseks saab mured haigeks. Jah. Ma olen samamoodi nõus tegelikult eesti keel või üldse keel. Yeah. Et tegelikult mina näen seda nii, et keel on kood. Ja iga sõna on kodeering, millega ma loon praeguse hetkes oma reaalsust. Ehk siis iga sõna on kodeering. Ja kui mul on uskumus see, et ma ei tea, tee tööd näe vaeva, siis tuleb ka armastus või raha tuleb raske tööga ja seda sisendanud, siis praeguse hetkes ma ju seda loon, ma olen väärtusetu, palun, ole väärtusetu. Tunned süüdi, palun, tunne süüdi ja nii ma seda loon. Et kõrgem teadlikkus või üldse hüperteadlikkus on see, et ma lihtsalt näen need koodid läbi, muudad enda sees nagu ära ja siis kõik nagu muutub, eks. Sinu puhul ma tahaks seda veel küsida, et sinu koolis käigust, et ma tean, et sa ei lõpetanud kooli ära, kuna ka kool sulle mõnes mõttes ei sobinud või võib-olla paari sõnaga räägid ka, miks sa nagu ei tahtnud kooli ära lõpetada? Jälle üks tore ja väga huvitav küsimus. Ma arvan alati, et kui nüüd tagasi järgi mõelda, siis ma olin see, kes koolis kogu aeg pulli viskas ja me ei suutnud kunagi püsida. Ema oli õpetaja samas koolis veel, see päris tihti seal käia jälle. Ja kui ma vaatan nagu täna tagasi, siis ja kui ma vaatan tegelikult üldse ettevõtluse asju, siis väga paljud inimesed on ju tegelikult need, kes koolis on need rahutud hinged olnud, on need, kes on kõige suuremad käivitajad ja algatajad. Ja ma tundsin kuidagi, eks siin ütleme see 8. klass jäi pooleli. Eks see oli täpselt see aeg jälle, kus see vanemate teema tuli üles. Ei olnud ka kõige võib-olla paremad sõbrad tol hetkel, kellega sai läbi käidud. Aga siis Mustamäe gümnaasiumis sai Iismäe kooli minna. Mõtlesin, 9. klass oli nii, et ihuarvatud püsti ma kõigile sooviks siukest seltskonda. Ma pole elu sees näinud siukest klassi, kus kõik inimesed on nii erinevad ja kõik hoiavad kokku ja kõik kaitsevad üksteist. Vahet ei ole kus. Aga peale 9. klassi ma tundsin, et ma läksin 10. klassi, me ei taha. Tundsin midagi täiesti vastu, et see ei ole minu jaoks. Aga ma käisin keskeri ära, sain sellele sideelektriku paberid, see oli esimene ettevõte, millega sai toimetatud. Aga jah, kuidagi mina tundsin, et see ei ole kas siis see ülesehitus, kogu see pool. Meil olid väga kihvti õpetajad, meil oli näiteks Lasnamäe sidekoolis oli ajalõpetaja. Ma pole elu sees nii huvitavast tunnis olnud. Ja meil oli üks kõige hullemaid klassi 10 aasta jooksul, kõik olid poisid, sest tavaliselt oli seal poisid ja tüdrukud. Meie klassi juhtus nii, et kõik olid poisid ja muidugi ei olnud seda auru kuskile välja lasta ja siis kõik seal oma vahel. Ja ma mäletan seda, et ajalootunni jaoks tulid kõik kohale, need kõige suuremad puuded ja asjad. Nad olid kohal ja kõik kuulasid. Keegi ei kirjutanud midagi ülesse. Ja see oli üks väheseid klasse, kus kõik tegid alati 5 või 4 peale kontrollküsimus. Siis see, kuidas ajalõpetaja nii huvitavaid sündmusi rääkis, kõik lihtsalt istusid ja ahmisid seda. Ma mõtlesin ka, et ma olen näinud hästi lahedaid keemia ja füüsika õpetajaks, teevad igasugused katseid asju, sa lihtsalt tahad sinna tundi minna, sa tahad seda õppida. Aga mind on kuidagi tänu nüüd sellele biofeedbackile ma tean, kes ma täna olen käivitaja. Ehk siis siin 20 aasta jooksul ettevõttes on väga rasked aeg olnud. Väga mitu firmat on kinni pandud. Läksin ka vahepeal palgatööle ja sain aru, et mingi hetk oli see, et ma mitte kellegi teise jaoks enam ei tööta. Et olgu see stress ja raskus ja kõik see, võib-olla 10 korda rohkem kui kuskil tavatööl, aga mõtlesin ka, et ma seda välja ei vaheta. Aga vastukaaluks jälle mulle endale meeldinud meeletult õppida. Ma arvan, et see tervise teema 12 aastat, ma olen 1000 tunde ise juurde õppinud ja vaadanud. Ja mul on tekkinud ka mingisugused
usaldusisikud, kas nad on arstid või mingid, kes näevad nagu inimest tervikuna, kes nagu seletavad sulle tervise nagu mitte nii, et me vaatame ainult südant või vaatame jalgu või vaatame aju, vaid et kes vaatavad nagu tervikuna. Et selles suhtes mulle meeldib õppida, kuid ma olen ka näinud, et asjad, mis mulle väga meeldivad, et seal läheb nagu kergusega. Ja eks siin lugemisega ka nüüd viimane aasta on nagu see hoogu juurde saanud, siis ma pigem vaatan videosid kiirendusega läbi ja see on nii huvitav, kuidas mul oli tuttav, kes ütles, et kui sa räägid autojuppidest või autodest, tal läheb kõik meelde. Ma räägin tervisest, vahet ei ole, kas siis sellise biofeedback on see kuidagi kõik muud asjad, mul jäävad need asjad meelde. Ja kui keegi küsib mult mingit muud asja, siis krassid sealt kukad. Nii. Aga mulle meeldib õppida, aga see süsteem, ma tundsin, kuidas ma koolis hääbun ära. Ja see oli ka võib-olla põhjus, miks ma nii palju seal õpetajate näes lolli mängisin, aga ma see, kogu aeg viskasin kildu. Aga jah, õpetajatel see väga palju ei meeldinud, nii et päris palju sai direktorides käidud. Kui ma soovisin, siis ma sain kõik 5 peale tehtud, et see ei olnud üldse küsimus. Koolis läksid päris kiiresti tegelikult ju ettevõtlusesse ja päris edukalt. Mis see esimene ettevõtlus oli üldse? Esimene ettevõte oli siis sideelektriku teema ja pidin minema siis appi firmale, kus ma olin praktikal. Mina arvasin, et me läheme appi ja siis kujunes kuidagi välja, et me tegime pool Hansa panga peahoonest, kõik kaabeldused algusest lõpuni. Ja ma ei mäleta peale seal üle 20 alltöövõtti oli, siis ma tegin paari mehega koos ja ma põhimõtteliselt elasin seal. Aga tead, kui sa oled nagu 20-25 vahel, siis energiatase on hoopis midagi muud. Ja võib-olla ka sealt tekkisid need rahasummad, mis sealt nagu kuude lõikest olid, nagu sa tuled koolist ja siis ehitad mingi 300 000 arveid kuu lõikes, sul jooksis juhe kokku lihtsalt. Et see oli see koht, kus ma nägin, et 2008 aasta masu ikka tõmbas korralikult tagasi ja andis korralikult õppetunnid, et nagu oskasid jälle raha hinnata, sest muidu kui tuli kergelt, siis ta läks kergelt. Ja ma arvan, et selle eelmise aasta kõige suurem võit minu elus on tänu mentorile, Ormetile, et tulla puuduse mentaliteedist välja. Sest kui sa oled nagu enamus elu harjunud see, et tuleb kiiresti palju peale, et sa kulutad ka hästi kiiresti need ära. See ei oska need hoida. Aga sealt jah, kuidagi tuli see meeldis tohutult. Eks sealt tuli see stresspinge. Ma näen täna, et ma tegelikult stressipinge all töötangi kõige paremini, mis ühest küljest võib-olla on pluss, teises korrast miinus. Aga sealt jah, sai päris mitu ettevõtet tehtud aga need ka läksid enamus lörri, sest et minu arusaam oli see, et kui ettevõtte teha 50-50, siis kõik peavad täpselt sama palju aega sinna panema. Aga kui minu tööpäevad olid seal 12-20 tundi ja teisel vähemad, siis varem hiljem tekkisid sealt sest raha tahtsid ju palka saada kõik võrdselt, et siis tekkis see koht. Nii et mingi hetk tuli see teadmine, et pigem teha üksinda ja palgata inimesi, aga mitte võtta niimoodi nagu osanikke sisse, sest varem hiljem, kui sina oled silm põleb ja sa tahad seda teha ja see meeldib sulle ja teine tuleb lihtsalt kaasa, et toetada, siis ma arvan, et väga palju seal taga oli enesekindluses, sa arvasid, et kahekesi on lihtsam. Mingis mõttes oligi, aga mingis mõttes jälle mitte. Kas siis tekkisid juba ka sellised esimesed läbipõlemised või kuidas sa üldse see aeg oskasid puhata ka või? Ei. Tegelikult see puhkamine, õppimine on nüüd viimase aastaga tegelikult tulnud. Kas siis oli ka alkohol sees? Jaa, ma ütlen niimoodi, et vana muster oli see, mina nädala sees ei joonud, aga nii kui reede õhtu tuli, siis reede õhtust kuni pühapäevani oli täiesti must auk. Ja ma lõpetasin alkoholiga, suitsetamise lõpetasin enne päeva pealt ja alkohol vist 7,5 aastat tagasi. Sest et ja täna ma tean, mis seal põhjus on ja ma tean seda tänu biofeedbackile läbi 1000 kliendi enamusel on need probleemid ehk siis sundmõtted, mis ketravad peas. Ja täna ma näen, et see on nagu osad inimesed kasutavad sporti, kõrvaklapid pähe, aju ei saa töötada või vaatad mingisugust seepi või tarvitad mõnuained või tarvitad alkoholi või mida iganes, et sul see aju probleeme ei mõjutaks. Ja mul väga hea sõbranna, kes on psühholoog, ütles, et Ivar, nii kaua, kui sa oma probleem ära ei lahenda,
võid sa ühest longerost ka ennast täiesti mäluauku juua. Ja kui ma läksin ühest baarimehest lahku ja läksin tervisemaailma, ma tundsin meeletut koormat langest. Ja peale seda, kui ma käisin nädalavahetusel nii-öelda pingeid maandamas, ma võisin nii palju juua ja ma ei jäänud mäluauku. Aga vanasti oli nii, et läksid sünnipäevale, keegi enam mind sünnipäeval kutsuda ei tahtnud, ma rääkisin ainult tööst, vahet ei ole, mis ma tol hetkel tegin. Ja ma mäletan, parima sõbra sünnipäeval ma jäin pool longerot ära ja ma jäin magama. Märkasin hommikul ülesse. Et enamus inimesi täna tegelikult just need negatiivsed sundmõtted, mis meil kogu aeg ketravad, tahavad sellest nii-öelda seda pausi teha. Ja miks see oli põhjus, miks ma lõpetasin ka alkoholi, oli see, et kuna need kogusid olid nii suured, siis sa alati tarvitasid ka mingit pulbrit, et lihtsalt, et sa jää kuskil nii-öelda magama. Ja ma ütlesin, et sellise iluviisiga ma kaugele ei jõua. Ja tol hetkel oli üks neiu ka ja ma ütlesin ka, et kui ma niimoodi edasi panen, ma ei jõua mitte kuhugi. Ja ma jõudsin ka elus sihukesesse kohta, kus mul inimene, kes mul abis oli, ütles ka, et Ivar, just oli see koht, kus meil oli vaja uus ettevõtte teha, et ma ei tule suga kaasa, kui sa midagi ei muuda oma elus. Ja kuna ma olin Allen Carr meetodiga päeva pealt suitsetamise saanud lahti, siis ja see oli hästi huvitav, kuidas ma jõudsin sinna alkoholi lõpetamiseni, oli see, et käisin MyFitnessis võistlemas Tartus, päev läbi eriti süüa ei saanud, jõudsin koju, kõht jumala tühi, sõber helistas, et kuule, et davai, lähme sõidame ringi, võtsin ruttu siis rummipudeli kaasa, jõin selle autos ära, ma ei arvanud, et me kuskil edasi lähme, siis ütlesin, davai, lähme Hiiupubisse, mõtlesin, davai, lähme. Jõudsime Hiiupubisse, mõtlesin, aga mul pole rahakotti kaasa, no problem, vaata, ütle palju vaja. Ja siis see oli nii huvitav, mingi hetk, vaata, see alkohol hakkas nii pähe ja siis ma ei tea, kas siis sõnad olid nagu putema. Ma küsisin, et anna 5 eurot jotsi, et ma annan sõbrannale, kes oli baaris tööl. Ja ma tulin lauda tagasi ja sõber küsib, et kus jook on. Tema kuulsis nagu joogi jaoks. Ma ütlesin, ei, mul oli jotsi jaoks. Ja me läks nii tühjast kohast teha, nii suur vaidlus. Ma vihastasin, ma võtsin telefoni välja ja ütlesin nii, nüüd salvestan seda juttu. Ja see oli viimane asi, mis ma tol õhtust mäletasin. Hommikul ärkasin ülesse, kodus, mis oli suur pluss. Katsusin taskuid, telefoni rahakotti ei olnud, mõtlesin, kurat, jälle, see ei olnud esimene kord. Pärast, kui ma üles tõusin, siis ma sain aru, et ma olin diivani peale pannud, siis vaatasin, et aga telefonil salvestus jookseb. Tõmbas päris tõsiseks, panin kinni. Mõtlesin, et vahet ole, ma kuulan korra, mida ma seal räägin. Ja panin käima ja vaata, kui sa järgmine päev nagu enam-vähem kaine peaga kuuled enda häält ja siis sealt tuleb nagu siuke jutt. Ja ma ütlen ausalt, mul oli endal nii häbi, et ma ei jõudnud seda lõpuni kuulata. Aga see oli see koht, kus ma ütlesin, et nagu nii kõik, nii enam edasi ei saa. Sest enda hääle kuulmine, nii segast juttu ajada ja ma ütlen ausalt, ega ma üle 30 minuti mul oli nii häbi, mul on see salvestus alles. Ja kuidas ma koju sain, ma ei tea, tõenäoliselt kui ma kuulaks selle lõpuni, ma saaks nagu aru, aga sõber ütles, et ma jäin mingi võõrastega sinna veel napsutama ja nii edasi. Ja kuna ma sain selle Allen Carr meetodiga päeva pealt suitsetamisest vabaks, mis ma arvasin, et mina tõmban elu lõpuni, tellisin online'is 135 euroga loengu, see oli siis laupäeva hommiku, pool vaatasin laupäeval, pool vaatasin pühapäeval ja kõige suurem hirm oli, et mida ma nädalavahetustel teen. Sest minu elu oligi 5 päeva hullult tööd, nädalavahetus pidu, 5 päeva hullult tööd, nädalavahetus pidu. Ja 3 kuud peale seda, kui ma päeva pealt lõpetasin alkoholi, tuli sõbra juubel. Ma läksin, mul oli mega suured hirmud. Ma läksin koha peale, võtsin oma 9-kohalise bussi kaasa. Elu kõige lahedam pidu, see oli diskorid asjad, öö läbi, siuke trall käis, mitte tilkagi alkoholi. Ja siis hommikul kella 4 paiku viisin kõik veel koju ära, sõitsin koju, magasin mingid tunnid ja siis läksin trenni. Sõitsin Arigato spordiklubist, siis ma vaatasin 2 täiesti sigalakku venda, tulid vastu pudelid käes kuskilt peolt. Ja see tunne, kui sa astud trenni mingi kell 10 hommikul, suht magamata vaata.
see oli see nagu holy crap, kui mõnus on olla. Ja 6 kuud läks mööda. Ja ma hakkasin mõtlema, et ma enam ei saanud üldse aru, miks ma alkoholi kunagi jõin. Sest see kõik tundus nii loomulik. Aga see hirm, et kuidas ma üldse nagu edasi lähen, sest et kuidas ma peodada. Ja võin öelda, et väga suurest seltskonnast ei käpudes inimesi. Ja kui ma pidudel käisin, ma ei saanud enam nendest naljadest aru, mida ma olin ise kogu aeg teinud. Ja istusin sõbra sünnipäeval ja ainuke asi, mida ma kuulsin, sest kõik olid juba kõvasti napsutanud, ainult üks kirumene käis. Ja need naljad olid kõik need samad naljad, mis mina olin kunagi teinud. Ja ma lihtsalt istusin seal ja ma ei osanud mitte midagi teha. Ja siis tuli järgmine sünnipäevakutse, järgmine. Ma lihtsalt mingil põhjusel ei läinud. Eks muidugi tekkis sealt, et vastu ka ei kutsutud enam nii-öelda. Aga see hetk tegelikult jäigi 4-5 inimest, kes on täna siiamaani. Ehk siis sa tegelikult saad aru, et enamus, ja mul on väga suur tutvusring, ma võisin igasse linna minna, mul oli kindlasti paar numbrit, kellega nii-öelda kokku saada sõbradega, aga tegelikult nende kõik jooma seltskond. Ja kuna ma olin alati siuke heldekäeline, siis ka mega suured arved olid tavaliselt, et siis saidki pärast aru, et tegelikult enamus, 99% inimesi tegelikult olid nii-öelda peokaaslased või joomakaaslased, mitte midagi muud. Väga äge ja niisugune sügav jagamine. Aitäh sulle sellest praegult, et kuuled ja väga sarnane nagu mul see elu on olnud, et täpselt samamoodi tegelikult. Et, kas sa täna näed ka, et see hetk, ka kogemuseks tegelikult järgi vaadates, mis ta sulle ikkagi kaasa andis ja kuidas sa nagu täna nagu elu näed, mis on sinu jaoks täna nagu elu mõte üldse? Ma arvan, et sul tuleb nii head küsimus, nüüd paneb tükk aega mõtlema. Et võib-olla esimene asi, mis pähe tuleb, on see vanasti ma üritasin kõigile meeldida. Kõike aidata, mida iganes. Ja väga palju inimesi tuli, kes tegelikult seda kas siis teadlikult või alateadlikult ära kasutasid. Oli see siis minu aeg, minu raha, mis iganes seal taga nüüd oli. Mis ma sealt õppisin või kaasa võtsin, on see, et ma arvasin, et alkohol on ainuke asi, vaata, mis nii-öelda aitab nende sundmõtete asjadega. Aga sealt ma õppisin ka, et meditatsioon aitab tegelikult samamoodi. Või siis see biofeedback aparaat ja nii edasi. Meditatsiooni muidugi miinus on see, mida ma nägin enda peal korduvalt ja klientide peal. Kui sa ei tee seda iga päev, kui sa juba nädal aega jätad vahele, siis see enam ei tööta. Et see on see consistency ehk siis järjepidevus. Aga ja ma mingi hetk arvasin, et see on, ma tegin selle otsuse teadlikult, aga ma arvasin, et see oli mingi hetk hakkas kõhklema, et äkki vale otsus. Sest et see võib-olla ka see lapsepõlve traumadest, et minu kõige suurem hirm on ja oli äraütlemise ees. See tekitas alati, ütleme suhetel, ma nägin samamoodi ka, korra lähen teise teema peale, et mina olin ennem see, kes lõpetas. See hirm, et sulle ära öeldakse, oli nii suur. Ja ma sellega tegelikult tegin päris paljudel inimestele haiget. Aga mis siit nagu õppida on tegelikult see, et esimene asi ma sain aru, et tegelikult alkoholi ei olegi vaja. Ja see tõmbas ikka nii madala sagadustele, et tegelikult see nagu räägitaksegi, et kõik need peoloomad, et reede juba hakkad pidutsema ja siis tegelikult sa saad töölainele järgmine neljapäev või reede. Siis hakkab uuesti kõik. Ja sa leiad neid põhjusi, miks hea nädal oli, mis iganes see põhjus, sõpru pole kaua näinud, nii edasi. Aga ma arvan, et see näitas ka seda, et me need hirmud genereerime kõvasti suuremaks ja see hirm võib-olla, et me jääme millestki ilma sõpradest, tuttavatest, sellest, ma ei tea, heaolutundest või mis iganes ma siis tol hetkel endale ära põhjendasin. Aga jah, ma ütleks ka täna, et päris palju tuttavaid, kellega ma iga päev läbi käi, tuleb välja, et päris palju on neid inimesi täna, kes ei tarbi juba aastakümneid ja ütlevad täpselt sama asja, mitte midagi ei puudu. Et see on hästi huvitav, kui ma suitsetamise jätsin maha, siis ma mõtlesin, et no nii, nüüd on kõvasti raha üle
ja väga palju lisaaega, sest et kõik need, ma isegi võtsin nädal aega või 2, mõõtsin ära, kui palju teised suitsetamas käivad. See oli tunni, see oli 15-20 minutit. Me tegime objekti peal tööd. Siis mõtlesin, et holy crap, ettevõttena mul oleks mõistlikum premeerida, et sa lõpetaks suitsetamise, sest see toob firmale nii palju lisatunde juurde, mida tegelikult kulutatakse. Aga selles suhtes jah, et ma arvan, et see kõige suurem hirm oli, et millestki jään ilma, vaata need peod ja kõik asjad, aga täna ma ütlen ausalt, et hea sõbraga kokku saamine annab 10 korda rohkem seda mõnuda tunnet kui see alkohol, sest et see põhimõtteliselt oligi nii, et ja mida vanemaks said, seda nägid, see taastumine hullemaks läks tegelikult. Et ma ei kujuta ette, kui täna peaks mingi õlle ära jooma, ma arvan, et see ma ei kujuta ette, kus kohas. ja on mingid hetki tundnud, et tahaks õppedagi minna baari lihtsalt lobiseda, vaata, võtaks ühe külma õlle. Aga tundes ennast, siis ma isegi hakka sinna testima. Isegi mitte alkoholi ma põleti. Väga äge. Millal sa viimati nutsid ja tundsid päriselt kurbust? Täna hommikul. Kas sa oled nõus jagama, miks? Jaa, sest et eks isa teemad on üles tulnud. Ja mis mind kunagi tegelikult, kui Ormet tuli mentoriks, see oli tegelikult päris spooky ausalt öeldes, sest et kui isa ära suri, siis see minu jaoks oli väga raske teema. Alguses see tundus nagu šokina, sa ei saanud arugi, sest et me veel läksime Hispaaniasse, oli reis ära pikalt planeeritud ja 2 päeva enne suri isa ära ja mõtlesin, et kuigi mul oli reisikindlustus, et saab sellistel puhul ära jätta, siis ma ei jätnud seda ära, aga ma arvan, et võib-olla kõige rohkem, mida ma oma elus soovisin ja ma arvan, et seda iga poiss soovib, oma isa heakskiitu. Ja isa mind nagu sõna otseses mõttes igalt poolt välja aidanud, eriti just finantsiliselt. Ja need summad on ikka kolossaalsed. Ja see oli nii huvitav, kuidas Ormet, ma ei tea, kus ta seda infot võttis, kui me kokku saime. 2 päeva enne ma lihtsalt nutsin kodus, sest et mulle jõudis kohale see, et isa uskus minusse, kuigi ta seda välja ei öelnud, kõikide oma tegevustega uskus minusse 10 korda rohkem kui mina ise endasse. Ja siis saades 2 päeva hiljem Ormetiga kokku, rääkisin mingi paar lauset ja ta ütles täpselt seda sama lause. Et see oli see koht, et ja ma näen, et need leina teemad tulevad lainetega ja tulevad minu puhul siis mingi raevu või vihana ülesse. Muutub kõigi vastu ebaviisakaks ja vastikuks. Ja õnneks aparaadiga ma saan neid asju vaadata ja tasakaalustada, et see on väga suureks abiks olnud. Aga sest ma ütlen isa puhul rääkides, et ta oli alati olemas, aga ta tegelikult ei olnud. Ta läks hommikul, tuli õhtul. Ja kui me räägime siin mustritest, hästi huvitav, kuidas me anname põlvkonnit ja neid asju edasi, ma raiusin endale ja lubasin, et kui mina endale pere saan ja lapsed, siis see, et hommikul lähen õhtu tule, sihukest asja ei toimu mitte kunagi. Ja kui ma täna, kui ma kohtasin oma elukaaslast, Reilit, kellele ma ülimalt tänulik, läbi igasuguse paksu ja vedele käinud ja nüüd 5,5 aastaga oleme jõudnud sinna, siis meil seda kurvameerimise aega ei olnud. Aga kui isa juurde tagasi tulla, siis see oli vist aasta ja 7 kuud, kui vanem poiss oli vana, kui me esimest korda istusime hommikul lauas ja sõime perega hommikust. Sest ma läksin hommikul varem, kui poiss ärkas ja ma põhimõtteliselt tulin, kui ta magama läks või juba magas. Ja see arusaamine see laua taga, fuck, ma olen tegelikult teinud täpselt samamoodi. Ja ma õigustan ja põhjendan, et perele on vaja, sest meil olid väga rasked ajad ja naine oli sügavas sünnitusjärgsest depressioonist, mis tuli alles hiljem välja. Mõlemad läbi põlenud, ma ei tea, 600-700 eurot tuli vist 2 peale kokku üldse kuus. Elasime vanemate juures, mitte selle vastu midagi on. Täna siiamaani mulle meeldib see, kui mitu põlvkonda on koos ja ma näen, kui hästi see panustab.
aga lihtsalt meil ei olnud ka nii-öelda majapidamislikku kulutusi. Aga väikse lapsega, kahekesi, sisse tuleb 600-700, päris julm ikkagi. Ja kui me siin enese süüdistamist rääkime, siis sealt seda tuli ikka mega palju. Nii et ma olen täna oma elukaaslase meeletult tänulik, et ta ei jätnud usku ja oli nii-öelda toeks. Aga jah, see isa teema, ma arvan, on kõige rohkem ja mõnikord tulevadki pisarad silma on ka tänutundest. Et ei jätnud jonni, kuulasid iseennast ja see oli õige otsus. Eks neid pisaraid on siin oma suhete esimese 5 aasta väga palju. See ängistus, vaata, kus nüüd sa saad täna aru, vaata, kui on inimene sügavas depressioonis ja sealt tekivad pinged ja nii edasi. Ja eriti ma näen täna, kus tekivad pinged. Ja ma arvan, see on igal pool vist sama, on finants. Nii kui finants on kehva või mingid asjad ei tule välja või sa pead hakkama igat senti reaalselt lugema, siis kui me vaatame täna abielude lahutusi, siis vist oli, kui nüüd 83% lahutust on finantsi taga. Ehk siis see on ka tegelikult koht, kus ma saan aru, iga mees pürgib, et saada oma perele parimat. Sest kui me vaatame ka täna, et ma näen enda puhul, kuidas närvisüsteem rahuneb maha, kui asjad on korras finantsil. Nii kui firmal läheb väga kehvasti, siis sa näed, kuidas see stress tõuseb ja nii edasi ja sa oled seal lastega nii-öelda kohal, aga see tegelikult ei ole kohal. Aga jah, ma olin ka see inimene, kes hoidis kõik tunded tagasi, kõik oma ette ja nii edasi, aga ma saan aru, et see ei tööta. Ja täna just need 2 väikest meest on kõige paremad eeskujud, et miks me toitumist muutusime naisega, kõik see oli see, et see ei käi niimoodi laste puhul, et ma ise on kuskil nurga taga burgerit ja siis laua taga ütlen, kuule, miks on kapsast või mingi tervislikku asju ei söö. Et siis tegime ka endal suure muutuse läbi. Aga me selles suhtes viimased 5 aastat on väga palju õpetanud ja meie peres me ei ole kundagi kasutanud, et lapsed ei nuta. Et kui on, siis tulebki just välja lasta, sest et vaata laste puhul see on ju kõige parem stressimaande üldse. Ja kui sa lapsele ütled veel poisile, sealt tekivadki need tuleviku traumad. Hoitavad sisse, keegi midagi ei räägi, kõik on korras. Aga ma arvan, et igal mehel on ikkagi miljon asja käib kogu aeg peas. Ja ma arvan, see enese süüdistamine nagu number 1 asju seal taga. Kui sa teaksid, et kellegil näiteks on jäänud elada 3 kuud, et oleks teha 3 asja siin elus, mida sa soovitaksid tal teha? Ma arvan, väga paljudel, ma arvan, number 1 on pere. Absoluutselt iga sekund seal olla. Sest et see tugi võib totaalselt muuta seda 3 kuu lõpptulemust. Teine asi, mida me alati näen, on see, ma olen väga raskete klientidega töötanud ka, mida kõik kahetsevad alati, tegemata asjad. Täna, kui mul keegi küsib, mul siin sõber küsis, et ta on nüüd juba siukses vanuses, tegi siin nüüd nii-öelda seda kultuurismi võistlust asju ja nüüd tuleb maailmameiste võistlused ja ütles, et vorm nii hea et ma ei tea, kas hakkaks tegema. Mõtlesin, et aga mida sa lõpus kõige rohkem kahetsed? Tegemata asju. Ja ma arvan, et minul oli see õnn ikkagi viimased kuud rääkida kõik asjad välja. Ja vahet ei ole tegelikult vanemate osas, sest me alati alateadlikult neid arvestamegi see, kui nad on midagi totaalselt teinud, et öelda välja tegelikult, mida sa tunned. Ja kõikidele lähedastele. Sest mu isa näide on see, et sa mitte kunagi ei mõtle selle peale, kas sa hommikul üldse üles tõused. Sest kui ta haiglast tagasi tuli, mõtlesin, nagu kõik on super, kõik hakkas paremuse poole minema. Ja siis 2 päevaga nagu oli kõik. Minu õnn oli see, et ma sain kõik asjad välja öelda. Mul oli väga hea, et ta oli kodus. Me olime ise juures emaga. Sest minu jaoks kõige suuremat stressi tekitab see, kui mul enda lähedastel on tervisega paigast midagi ära. Ja siis ma käisin haiglas iga päev, siis ma tegin teraapiatele kogu aeg, siis ma
nii-öelda võitlesin seal arstidega, noh, nende tervise teemadel. Siis oli tööasjad, väga raskel oli tööl ja asjad ei läinud ja ma jõudsin siuksesse kohta, kus ma nägingi, et tervis lihtsalt lakkab ja ma sain isale täiesti puhtjuhuslikult siukse nii-öelda vanadekodu Amende vist villa seal Keila kandis ja saime arsti järelevalve alla, aga sinna ta järgmine päev ei jõudnud. Aga jah, nende 3 teemade koha pealt ma ütleks küll, et ikkagi lähedastega koos olemine aeg, see on hindamatu. Siis öelda ikkagi välja, mis asjad sul on südame pealt või mida sa oled tahtnud, sest ega vanasti öelda vanematele seda, et ma armastan sind või ma armastan teid. No ma võisin nii suur ja tugev olla, kui ei tulnud. Ja isa oli ka siuke inimene, kes kui oli sünnipäev, siis tal oli pikalt käsi ees, et jumala eest ei kallistaks, vaata. Ja vanem poiss õpetas juba talle lähedust. Ja siis, kui Christopher sündis, nendel nagu sukkesaabas. Ja siis sa nägid, kuidas kuude viisi, beebi on süles, kogu aeg käib küsimas, taada, et kus vanaisa on. Ja siis, kui vanaisa ei olnud enam, siis ta käis ka köögis hästi palju, näiteks tooli peale. Et selles suhtes jah, et me arvame kogu aeg, et meil on mega palju aega neid asju teha, aga tegelikult ei ole. Need asjad võivad sekundiga lihtsalt muutuda. Ja siis 3. olekski see, et kui selle 3 kuu jooksul on need tegemata asju, mida sa oled tegelikult tahtnud teha, siis tuld. Ja ma ei ütleks seda inimestele, kellel 3 või 4 kuud siin on jäänud, tegelikult viimaste nädalate väga palju selle peale mõelnud, et see on tegelikult soovitus kõigile. See ei pruugi olla kerge, lihtne öelda oma tundeid välja, kuid see tunne sealt tagant. Ja see on see sama, et nagu sa ootad isa heaks kiitu, siis see, et keegi käib patsutab õla peale või ütleb sulle aastas korra, kuule tubli töö on ju, või noh, ütleme, väga hästi tegid, siis ikkagi natuke jääb väheks sellest. Miks ma alati emale ka iga hommiku räägin taga või siis helistan või iga õhtu. Siis täna ma tean, et ema on ka 83. Me kunagi ei tea. Suur tänu sulle. Et see, kuidas kuulata, mis südamest tuleb, see on nii puudutab. Ja selle sageli unustamegi ära tegelikult. Eks. Minu jaoks on see kõige inspireerivam üldse, kui inimene räägib südamest ja näitab ennast ehedana ausana. See on väga ilus. Ma läheksin siin edasi nüüd tervise teemadele, et sa oled viimastel aastatel päris palju tegelikult pühendanud oma aega just tervise teemadele. Oled loonud ka erinevaid ettevõtteid. Täna töötad sellise tervisebrändi all nagu Contamo, kes on meie saatega toetaja, et selle üle ülimalt hea meel, et selline bränd, sellise brändiga koostööd teha. Mis hetkel sa tundsid, et sa tegelikult tahad nagu rohkem hakata nagu pühenduma just tervise teemadele, ilmselt eelkõige ka seepärast, et ka iseendast rohkem teadlikumaks saada, iseenda tervist muuta. Et kas sa mingi hetk märkasid, sul tervis siis oli nagu kehvaks muutunud või kui hästi sa täna iseennast tunned üldse? Jälle pean ütlema väga hea küsimus ja võt, ma nagu mainisin ka enne, et mina jõudsin tervise valdkonda tegelikult täiesti puhtjuhuslikult. Enamus, keda mina tean, on siis tänu mingi tervise probleemini kuidagi jõudnud nii edasi. Noh, okei, mu kaal oli 145, kui ma seal juhtsin ja mina arvasin, et mul on kõik korras ju. Aga mul tekkis konflikt paarimehega ja see on huvitav, kuidas ma tagantjärgi mõtlen, ma olen elus kõik asjad ise nagu manifesteerinud ja nüüd, kui sa neuroteadust õppinud kvantfüüsikat, siis saadki aru, et nagu alateadlikult juba kogu see info tuli. Ja ma hakkasin visualiseerima, et ma soovin, ma ei teadnud üldse, et ma tervisemaailma jõuan, aga ma hakkasin endale 6 või 7 kuust iga päev mõtlesin, et nii, ma soovin, kuna ma äris olin juba pikalt olnud midagi väikest, mida inimesed iga kord tarbiks. Väikse mõte oli lihtsalt see, et iga kuu tarbiks. Väikse mõte oli see, et ta ei võta palju laoruumi ja mõte oli see, et iga kuu tarbiks, et siis on see, et sul on järjepidev nagu sissetulek.
ja ma algul mõtlesin žiletiterad, siis leidsin brändi, mul on mingi omadus leida kõige paremad brändid üles, nii et ma alles pärast hiljem saan teada, et see on nagu number 1 on maailmas. Ja siis see idee läks 1,5 nädalat varem ära, siis ma tagantjärgi mõtlen, super, ma poleks muidu järgmiste teemade jõudnud. Ja leidsin ühe toote täiesti puhtjuhuslikult. Tellisin, võtsin ja siis tunned nagu, vau, mis see mingi meeletu energia, tahe asju ära teha. Ma ei mäleta, mis kõik seal need terviseprobleemid hakkasid nagu ära kaduma. Ja siis mõtlesin, et okei, tellin endale siis 10 pudelit juurde, siis jagasin tuttavatele sama hinnaga. Ja siis kui 10 inimesest 8 tulid küsima, kuule, kas sul on veel? Siis mõtlesin, okei, nüüd läks asi huvitavaks. Läksin siis Itaaliasse. Nad tegid seal nädalajase koolituse, müügikoolitus ja mul on siiamaani see pilt alles, mis nad kinkisid, et ettevõtluses on see kaktuse diivan. Iga kord, kui maha istud, siis ei ole sihukest asja, et istud ja tunnen ennast mugavalt, siis lähed mugavustsooni. Aga see tootega tulime lõpuks nii-öelda turule. Itaalastega ma rohkem koostööd ei tee, ütlen kohe ära, et nad on ikkagi väga, nagu mitte kõik, aga nii palju, kui minu kokkupuuteid on, et ma väga ettevaatlikuks muutunud. Ja tulime ühe tootega turule ja see metsik positiivne tagasiside, mis kõik tuli. Mis tootest jutt käib üldse? Need olid hapnikutilgad ja mina tol hetkel ei teadnud, et see on tegelikult registreerimata toode. Ja itaallased hakkasid igasugust sodi suust välja ajama. Ei põhjendanud, et salastatud nii-öelda informatsioon, mingisugused valemid, asjad, et ei saa öelda. Ja pärast tuligi välja, et oli uudistoode, tegelikult ei tohtinudki müüa seda. Nii et sealt sain 100 000 eurose õppetunni, mis isa muidugi kinni maksis. Ja sealt edasi juba siis olid targem. Siis ma tükk aega mõtlesin, mida üldse nagu edasi teha, sest see oli siuke löök ja pauk. Siis hakkasin vesiniku vett uurima, uurisin seda 7-8 aastat, 7-8 kuud, tegin sertifikaadid, kõik asjad ära. Tõsiselt hea asi, kuid sinna peale ma jäänud. Ja siis sõber tuli küsis, et kuule, Eestis keegi nagu siuksed väga kõvasid nagu seedensüümeid. Ja tellisime, proovisime ja siis see oli see koht, holy crap! Ma saan esimest korda asju süüa, mida ma pole kunagi, mul oli suhteliselt piiratud, sest mul oli oma pidutsemistega ja stressiga maamaht nii ära rikutud. Ehk siis kõik söögid enam tekitasid puhitusi kaasa. See oli nii tavapärane. Mäletan, kui isegi baaris või kööklubis läksid kogu aeg veel nagu väike hirm, et kas lööb nüüd jälle kõhu lahti või midagi. Ja sõber, kes seda soovitas, tema nagu ei saanud midagi aru. Tema võttis oma probiootikum, need töötas talle hästi. Ja siis suure hurraaga, olles juba mingi süsteemi üles ehitanud, mingi tutvusvõrkuna ja edasimõttevõrkuna, tellisime siis Enzymatica seedensüümid ära. Läksime ruttu igal pool toitumisnõustajate poodidesse igal poole ja siis tuli välja, et mitte keegi mitte midagi seedensüümidest ei tea. Et tol hetkel oli vist Ecoshil üks toode ja Biolatel üks toode. Nii et täna väga paljud teevad mind ka seedensüümide teerajan Eestis, et seda, neid loengud on siin sadu tehtud. Ja me olime Enzymatica OÜ, täna oleme Quantum OÜ, firma on sama, kuid alati on oht, kui sa võtad ühe brändi ja paned kogu auru sinna, siis Enzymatica tõmbas noa selga paar aastat tagasi ja võttis kogu turu üle. Ja siis oli mingi sellises tobedas olukorras, minul siis vahepeal tekkis võimalus live-keskus üles ehitada paari teise inimesega ja siis nii-öelda nagu tänane Quantum jäi sinna nagu nii-öelda vaeslapse rolli. Ja tänu sellele biofeedbackile olles seal, meil enamus olid ikkagi ärevuse paanika kliendid, sealt jõudsin tegelikult siis RNA brändini. Ja see hakkas mind tegelikult huvitama, sest et olles ise toidulisante maailmas, nähes kõik seda toitaine soolestiku kogu nii-öelda rolli ja olulisust kehas, siis ma vaatasin, et meil see biofeedback üli hästi töötas ärevuse paanika klientidele. Kui nad pikema aja peale tulid ikkagi tagasi, enamus. Ja sealt hakkasingi uurima, et aga midagi peab olema, mis toetaks seda ärevuse ja hirmude ja kõikide muud maha saamist. Ja me jõudsingi lõpuks RNA brändini. Ja kuna me Enzymatica lõi nii-öelda noa selga, siis me olime olukorras, kus me pidime firma nime nii-öelda ära muutma. Ja siis tuligi täiesti puht juhuslikult Quantum.
nii et kui keegi tahab endale, väike õppetund, et kui keegi tahab endale domeeni registreerida, mis oleks vaba üle Euroopa, siis ära kasuta USA mingeid suvalisi saite. Sest nädal aega hiljem meil olid veel mingid nimed, vaatasin, et kõik oli juba ära registreeritud ja täpselt sama domeeni poolt, kus me siis kontrollisime, kas need domeenid on nii-öelda vabad. Ja ega see RNA brändini alguses ei saanudki sellest nagu aru, üks naturopath arst soovitas Inglismaalt, tellisin toote ära. Ma olen tegelikult päris läbi põlend järjepidevalt, lihtsalt masinaga hoidsin kogu aeg ennast nii-öelda nagu, pigistasid silma kinni, panid plaastri peale ja seda ma sain alles tagant järgi aru. Ja tellisin siis esimese selle Riimägi magneesiumi pudeli ära. Ma ikka väga skeptiline selle jutu peale, mis ma sealt sain. Väga palju see terapeuti osanud rääkida. Ütles, et tema arvab, et see on parim magneesium. Tellisime ära ja ma olin siukses kohas, et ma jõin 2 kannu kohvi hommikul. Siis ma magasin lastega 12:30 või 1 lapsega tol hetkel. Siis mul oli jälle vaja kann kohvi sisse panna, et üldse midagi figureerida. Sütik oli nagu igapäev nii lühike, jumala eest ära midagi nagu näidates, et ei tohi isegi kiigivarul käia. Ja võtsime siis mingi 450 milligrammi, täna ma tean, et saab kõvasti rohkem võtta, võtsime 450 milligrammi päevas ja 3. nädalal vaatan nagu, ma ei taha enam magada päeva ajal lastega, mida me ennem kogu aeg, nagu ma lihtsalt kukkusin ära. Ja küsin naiselt, et Reilit, et aga kuidas sul on? Ma mõtlesin sama küsimus esitada. Siis okei, päris huvitav. Ma ei osanud nagu kohe selle magneesiumiga visata, sest ma ei olnud mingid materjali asju lugenud. Võtsime 2 nädalat veel, siis purkotsa. Ja siis 7 päevaga juba oli energia tagasi, vajusid samasse auka. Ma ütlesin, ei, tellime uuesti, proovime uuesti. Ja kui ma tellisin uuesti ja 3 päevaga jõudsin samasse energiasse, siis mõtlesin, holy crap, midagi huvitavat. Ja siis ma hakkasin uurima kodulehte, vaatasin doktor Karolin hästi palju raamatuid asju, hakkasin neid lugema. Ja siis tuligi nagu see otsus, et hakkaks sellega nagu tõsisemalt tegeleda. Ja kus ma avastasin endale, et ma sain täielikult ärevuse endale ära, oli see koht, kui ma pidin saatma, ma laenasin seda biofeedback aparaati, mida ma ise võtsin muidugi ärevust iga 2, 3, 4 päeva tagant, sest et tol hetkel ma ei teadnud, et ärevus väga paljudest põhjustab ikkagi magneesiumi puudus. Hirmud asjad ka täpselt samamoodi. Ja ma pidin masina laenama siis Euroopa esindajale, kuna ta ema suri ära, et ta saaks oma leinadest paremini üle 8 nädalaks ja sellest kujunes 2,5 kuud. Ja siis mingi hetk avastasin, et eelmine aasta, ma arvan paljudel üks kõige raskemaid aastaid üldse, kõik, mis juhtuda sai, põhimõtteliselt juhtus ka. Ja see oli hästi huvitav kogemus, sest et mingi hetk, kui ma sain teada, et ma jälle masinat ei saa, see venis jumala pikaks, siis ma avastasin, et oota. Aga mul pole aparaati 1,5 kuud olnud ja mul ei ole ärevust. Ja siis ma läksin nagu tõsiselt aktsiooni. Hakkasin kõiki need materjali läbi lugema edasi, ma sain aru, et ma võin veel suuremate koguste peale minna. Ja siis, kui ma tõstsin need kogused vist 1500–2000 milligrammini päevas, siis mõtlesin nagu holy crap, näpud püsti, elu tõi kõike crappi, mida üldse olnud, kõik, mis sai valesti minna, eelmine aasta läks. Ja ärevus oli kadunud, kuid mida ma nägin, oli see, et vaimsel tasandil ma olin vahepeal sukses kohas nagu -2. Ja kui sa nagu näed, et firmale sa paned 10 000 sisse, mitte midagi ei toimu. Sa paned 20 000 sisse, mitte midagi ei toimu. Sa paned veel 15 000 sisse, mitte midagi ei toimu. Ja ainult sinu usk on see, et see asi läheb käima, on seal taga ja kõik teised kõrval vaatavad, mida sa teed. Nagu päriselt, Ivar, mis sa teed? Palju sa sisse taod, et sa peaks nagu lõpuks võtma nagu mõistuse pähe ja kuskilt nagu joone alla tooma. Aga vaimsel seisundis ma juba, hakkasid sellised mõtted, kellel mind vaja on, nii, mind on lihtsam, kui mind ei ole, sest ma olen kõigile ainult koormus kaelas. Paned kogu aeg raha sisse, paned oma viimased säästud asjad, mitte midagi ei toimu. Ja ma olin ikkagi päris raskes kohas ja kui ma sain aparaadi tagasi, 4 tundi tegin neid punkte, kõik need depressioonipunktid, kurbused, leinad, kõik asjad käisin läbi. Ja 4 tunniga saada -2 8 peale. Ma lihtsalt nutsin 3 päeva, mõtlesin, mitte keegi ei tohiks sellises olukorras olla. Aga vaadates, mis täna ühiskonnas tunneb, siis enamus on tegelikult seal ja väga palju mehi. Ja see oli järgmine koht, kus ma hakkasin siis väga paljudele tasuta tegema, kes ei saanud endal rahasid lubada ja põletasin seal jälle ennast läbi. Ehk siis ma ei pannud ennast esikohale. Kuid siis tuli vist Katrin Lukasega täiesti suvaline nii-öelda
kehva kvaliteedi häälega, meil olid mikrid ei töötanud vist korralikult, tuli üks podcast ja ülimalt tänulik Katrinile, sest see tõmbas meid tegelikult käima. Sest ma olin tõesti niisuguses kohas, kui mõtlesin, et kui nüüd 6 jooksul midagi juhtu, siis midagi peab muutuma või ära lõpetama. Nii et Katrinile ja Eleri Tammemäele suured tänud. See oli see koht, kus asjad hakkasid nii-öelda liikuma. Kuhu sa täna oma ettega oled jõudnud siis või kuidas sul täna läheb? Alati võiks paremini minna, kuid ma arvan, et 2 aastat nüüd RNA tooteid müües nüüd alles hakkab pilt ette saama, mida sa pead rääkima, kuidas rääkima, nii edasi. Sest me oleme täna vist 14 000 magneesiumiraamatut on Eesti peal, üle 2000 naise terviseraamatu, nüüd tuli ka see Kilpnäärme raamat välja. Sa vist võtsid meie kaasa ka? Jaa, et siin ongi see magneesiumiraamat ja siin on nüüd kirjas siis 68 magneesiumi puuduse sümptomit, millest minul polnud isegi kunagi õrna ainumugi ja siis naiste terviseraamat oli, doktor Caroline Dean on selles suhtes tubli, et on üle 23 erineva raamatu ja meil tuleb neid kogu aeg nii-öelda juurde. Ja magneesiumiga, ma arvan, et kõige suurem õppetund nagu seedensüümidega oli see, et sa võid teha nii häid loenguid, kui sa tahad. Kui tavainimene luges selle magneesiumi raamatu läbi, kuna see on tehtud venoosse magneesiumiga, ehk siis veeni süstitav magneesiumiga, ja inimene läks koju, luges raamatu läbi, väga hea info, läks koju, võttis oma enda magneesiumit 4-5 korda rohkem, ja siis täna me oleme niisugusesse kohta nagu seedensüümidega, et jah, tavamagneesium ei suudagi seda 68 magneesiumi puudussümptomit nii-öelda ära lahendada just tänu raku biokeemiale. Ehk siis tavamagneesiumid, mis vajavad soolestikku, kui nad jõuavad nii-öelda vereringesse, siis nad on rakule kättesaadavas vormis ainult murdosa sekund. Nii et ma ei taha kunagi öelda, et teised magneesiumid oleks kuidagi kehvemad midagi, aga enamus magneesiumitel on tänu selle raku biokeemiale sa saad sealt 1-15% kätte. Ja tänaseks Riimäeg, venoosne magneesium on see, kus imendub 100% ja Riimäegil nad tegid ka $300,000 uuringu ja see imendub ka 99,98%. Ainuke vahe nüüd veeni süstitaval magneesiumil ja Riimäegil on see, et see, mis haiglas süstitakse, seal on 3000 ühikut magneesiumit miljoni kohta, Riimäegis on 60 000, ehk siis 20 korda rohkem. Ma ei saa väita, et ta on efektiivsem, kuid ma võin täna väita, et ta on vähemasti sama hea. Sest et olles ise väga palju spordimaailmas ja võtnud väga palju erinevaid magneesiumi elus, ma siin enne rääkisin ka tuttavale, kuidas ma märkasin esimese 2 päevaga, kui Riimäegi võtsid väikseid koguseid, mul kadus ära jalakramp Sääremarjas, mis oli niimoodi, et 2-3 korda nädalas öösel nuttes tõused püsti, jalg on nii krampis, lähed kööki, teed soolveesa lahuse ja see oli see, mis natukene nagu tõmbas tagasi, et said uuesti magama minna. Aga energia tootmine, serotoniini, õnnehormooni tootmine, kõik siuksed asjad, sinna see tavamagneesium lihtsalt kahjuks ei jõua. Mida see täpsemalt tähendab pikojooniline? Seal pikojooniline on siis suurus ja tavaliselt raku joonkanalitest, ühesõnaga, mis iganes sa sööd või jood, keha peab suutma selle vedelasse olekusse ja joonilisse olekusse viima. Aga seal on ka suuruse vahe, ehk siis tavaline see joonkanal suudab seal 60-80 pikosuurulisi osakesi läbi lasta. Nii kui nad on suuremad, nad läbi ei lähe. Ja see pikosuurus ei olegi nii eriline selles tehnoloogias, vaid see, et nad on stabiliseeritud joonid. Siis kui ta on tavaline pikosuurusega toidulisand, mis ei ole nüüd nii ainulaadne maailmas, siis ta on ikkagi täiesti tavaline toidulisand, mis peab läbima soolestikku. Aga see suurus on kindlasti oluline, aga just need stabiliseeritud joonid, see on hästi põnev on see, et magneesium ju vastutab 80% kehas kõikide reaktsioonide eest. Aga enamus inimesi on kas tugevas või ülitugevas magneesiumi puuduses. Ja kuna me täna teame, et need magneesiumid, mis lähevad läbi soolestikku, enamus keha ei saa seda kasutada, isegi see, mis seal vereringesse jõuab, on ainult murdosa sekund, siis need stabiliseeritud joonid tagavad selle, et kuna magneesium on üliaktiivne aine, et keha ei haara kohe seda,
et ta tegelikult jõuab ka reaalselt rakku. Ja see kaks asja, mis tuli uuringust hästi huvitav välja. Kui me sööme midagi, siis toitained jõuavad 10–14 tunniga meil rakku. Ja nad avastasid kaks asja selle uuringuga ja nad tegid seda ainult Riimägi peal. Kõik teised mineraalained on täpselt sama tehnoloogaga, nad ei hakka sealt seda 300 000 iga toote peale panema. Aga kaks asja. Esiteks nad avastasid, et see imendub rakku tasandil 99,98%. Ehk siis kadu 0,2 ja teine oli see, et toitained jõudsid 2-3 tunniga rakku, kui soolestikku ei ole enam vaja. Et see oli minu jaoks hästi huvitav avastus. Imendumine, kuid see, et nad jõuavad 5 korda kiiremini rakku kui tavatoit. No seal sarjas on vist ju ka teisi asju, et seal on mineraalained ja kogu see sari on päris suur ja lai. Ma isegi vaatan, et praegult olete tsingi sisse toonud ja kaaliumist oli seal. Ja. Et Kontoma kodulehelt saate kõike neid muidugi jälgida, aga kuna mina ise olen seda tarbinud magneesiumit ja väga hästi on mõjunud, siis mõnigi on küsinud mu käest, et kas see päriselt nagu toimib, sest eks täna ju pakutakse erinevaid asju, eks. Ja kui sa vaatad turu peal olevaid selliseid tooted, siis kõik tahavad ju nähtavad olla, räägivad, et neil on kõige parem, et nii mõnigi on küsinud, kas see päriselt nagu toimib. Et mis see sinu soovitus siin oleks? No, üks asi oleks alati see, et ise proovida ja teine asi on see, et meil on alati, toote peal on 150 milligrammi. No mina nagu katsetaja alati, mina panin kohe 3-kordse koguse. Aga kus see magic hakkab on siis, kui sa jõuad laadimise peale. Et algul tuleb aeglaselt alustada, aga kui sa jõuad suurte koguste peale, ehk siis rohkem, kui su päeval keha kulutab ja tavaliselt see on üle 600-700 milligrammi, on see, kus need 68 magneesiumi puuduse sümptomid hakkavad siis järgi andma ja olenevalt siis seisundist, kas siis on 4 kuud kuni 1,5 aastat võivad kesta, kuni keha ennast uuesti üles töötab. Tänaseks võin öelda, kõige suuremad skeptikud on meie kõige suuremad promojad. Et oleme saanud ka Ott Kiivika enda reklaamnäoks. Ja eks Ott võib-olla kunagi räägib ise oma neid kogemusi, aga tema viimane lause oli, kui me kokku saime, et ta ei ole väga toiduliselt usk enam. Ja siis, kui ta jõudis suurte koguste peale ja siis see list, mis ta rääkis, mis tal kõik paremaks läks, siis ta ütles, et ta on toiduliselt usku tagasi. Ja ma arvan, et seal see võtme küsimus ongi suuremad kogused. Ja kuidas, mul on emal hästi palju eakamaid inimesi ja suheldes väga palju klientidega, siis nii naljakas on mõnikord räägid vanema inimesega ja küsid toote, kõik asjad räägid ära ja siis ma alati mainin ka, et Ameerikas nad seda ei saa reklaamida, aga kui sa võtad Riimägi, kui sul põlved valutavad, õlad valutavad, mingi pinge või mingi kramp või just need tiivanuki tagasi närvivalu on ja tee, mis sa tahad, hikka on 6-7 päeva. Ja siis sa võtad selle kontsentraadi, sest imeb läbi naha tämamoodi, võtad selle kontsentraadi, määrid peale, ei lahjenda ja siis loed 20-ndani ja 95% valudest on kõik läinud. Ja siis, kui ma küsin vanemate eakamate inimeste käest, et kuidas töötab, väga hästi töötab. Ma ütlesin, mitu pipetti oled võtnud või mitu milli. Aga ma seda ei ole üldse võtnud. Ma ütlesin, aga kus sa tead, et töötab? Aga siis ütlesid määri põlved ja kõik asjad sisse. Mul määrisin esimese päevaga kõik valud asjad läinud. Ja see tagasiside noortelt emadelt, kui sul laps öö läbi karjub beebi. Ja siis võtad selle Riimägi, hõõrutal jalad kokku, südame kokku enne iga magaminekut. Ja siis tavaliselt 3-7 päeva läheb mööda ja siis tuleb pikk tänukiri. Sest olles ise lapsevanem ja esimesed 1,5 aastat 0 und, siis sa tead, kui oluline see on. Aga eks ta ongi see, et enamus terviseprobleeme hakkab liigsest kaltsiumist kehas, mis salvestub. Ja kui sul on ja magneesium on ainukene mineraalaine, mis suudab seda vedelas olekus hoida, et ei teki seda lupiumist ja kristalliseerumist, väga paljud kõrgrõhutõbid ja asjad. Ja kui sul on toode, mis teadselt suudab selle tasakaalu viia, ehk siis selle liigse kaltsiumi ära lahustada, toon näite, uurisin, kui palju on neerukivide, mis on lahendused, kui sul neerukivid on ja ma tean, ema on 2 korda haiglas käinud, kui hulludes valudes ta oli, siis see on ju tegelikult enamus liigne kaltsium, mis sinna on ladestunud. Ja Riimägiga 1200 milligrammi, algul sa pead vaikselt minema, 2 nädalaga kõik neerukivid läinud. Võib-olla kuidagi lihtsamalt siis rääkida on see, et nende toodete võlu
on see, et nad imenduvad hästi. Jah. Sest ma olen ise oma tervisega päris pikalt tegelenud ja üks põhjus, miks ei ole võib-olla ka need varasemad tooted mul hästi mõjunud, on see, et mul tegelikult on keha umbes olnud, ehk jämesool on umbes olnud. Kui ma hakkasin nagu teadlik oma keha puhastama, ka tegema keha puhastustega, siis tegelikult hakkas nagu keha normaalsemalt toimima, eks. Ja siis sai ka neid häid aineid nagu paremini kätte. Et siin üks tuttav just ütles nii hästi, et sa võid ju neid apteeki erinevad tooteid osta ja lihtsalt lased sellele sama nagu kiirelt ka välja. Et selle võlu ikkagi peitub selles, et kuidas ta imendub täna, eks. Et keha saab võimalikult hästi ja palju kätte. Ja Remag on nagu selles mõttes nagu hea toode, et ta lihtsalt tõesti nagu imendab kehas hästi. Siin kõik need stabiliseeritud pikkajoonelised tooted, et mis oli kaltsium näiteks, see ei tekita ladestumist nagu tavaline kaltsium. Et tegelikult, ma ütlen ausalt, et nii palju, kui mina selle 2 aastaga olen täna näinud ja nende sadade klientide pikki tagasidet saanud, mis terviseprobleemid, siis ikkagi see mineraalainete kompleks, mis aktiviseerib korralikult kilpnäärme ja riimäe, enamus kogu alustala. Miks me lõpetasime seedensüümide müümise? Oli ka see, et mida me nägime täna, oli see, eetika küsimus, ma ei saa sulle müüa asju, kui ma tean, et teised tooted teevad juurpõhjused korda. Ehk siis väga paljudel inimestel on probleem maahappega, refluksiga kui see pool. Ja kui sul on madal maahappe, siis keha ei anna üldse signaali, et toota korralikult seedensüüme. Ehk siis sa ei saa toidust toitaineid kätte, mis seal on. Ja mina, kellel oli ilma seedensüümideta ei saanud midagi süüa, histamiinitalomatus, siis tänaseks kõik need on läinud, ma ei võta enam seedensüüme, sest et minu enda seedensüümide tootlikkus on täielikult taastunud. Et selles suhtes on sul täiesti õigus. Kadu nendel stabiliseeritud pikojoonistel toodetel on 0,02%. Et see ongi see, miks ka RNA tegelikult 2017 aasta läks üliaktiivselt arstidega ja terapeutide koostööl, sest nende kliendid nägid nii suuri tulemusi ja arstid hakkasid nende käest küsima. Ja tänaseks ongi neil enamus koostööd on läbi arstide ja seal on teine koduleht on vist RNA Reset Pro üldse. Nii et ja hästi huvitav jälle, kuidas ma ei tea ühtegi küsimust, millele doktor Caroline Deanil ei oleks varasemalt artikkel või vastus juba kirjutatud. Ja meile inimesed, kes siis meil hakkasid tooteid tarbima, küsisid kohe, et aga miks pikkojoonelist rauda ei ole? Mõtlesin, väga hea küsimus. Raua probleem on suur teema. Ja suhtlesime siis doktor Caroline Deaniga Zoomis ja mõtlesin, et nii, palun stabiliseeritud pikkojoonelist rauda. Küsis, miks? Mõtlesin, et raua tõstmiseks. Ta ütles, et ei, nad ei mitte kunagi ei tee. Ütles, miks? Ta ütles, kui sa raku biokeemiat vaatad, siis raua lisaks võtmine ei tõsta rauda. Sul on vaja selleks vaske ja see peab olema koos tsingiga ja see suhe peab olema 10:1. Ma ütlesin, et okei, väga hea, aga kui ma võtan tsinki ja vaske niisama, siis jah, me jõuame jälle sinna omastamisele. Kas see 10:1 suhe jõuab rakku või ei jõua? Nii et jälle teema, mida me ei ole jõudnud isegi täna puudutada, küll aga meil on ämmaemandatel tuuladelt ülihea tagasiside. Ja hästi huvitav on see, et ma olen väga paljudel inimestel viimasel pool aastal kuulnud, et puhtalt magneesiumi võtmine, kui nad hakkavad riimägi võtma, on see rauatasa läinud ideaalseks. Mina ei ole nüüd nii tugev biokeemias nagu doktor Caroline Dean, aga see, mida ta on, ja kui ma läksin süvitsi toodetesse, sul enamus tooted on täistoidust tehtud, mis on väga haruldane. Ja see, kuidas on need toitained sinna kokku pandud, ehk siis tegelikult enamus tervisel probleeme näed, on võimalik 3-7 tootega ümber pöörata kõik. Vägev, ma käisin kunagi ühel tervisekursusel või seminar, ma ei tea, mis see oli, mis oli iseenesest väga huvitav, aga ma alati inspireerinud inimesed, kes ise nagu eeskujuks. Ja siis peale seda pikka päeva, kui ta rääkis nagu tervisest, ma hakkasin koju minema, siis see, kes läbi viis seda, läks nurga taha ja suitsetas. Ja mul tekkis kohe nagu paha tunne. Et kuidas sa saad rääkida tervisest, kui sa ise ei ole nagu üldse nagu tervisega kontaktis, eks. Ja mind on alati inspireerinud inimesed, kes on nagu mitte ei müü midagi, vaid on nagu eeskujuks. Ja siis tegigi küsimus, kui heas kohas sa ise täna tervisega oled? Ma arvasin, et see küsimus tuleb. Või siis pigem lootsin, et see küsimus ei tule, võib-olla ütleb niimoodi ausalt. No hea näide tegelikult, olgem ausad, ega kui ma ise käisin ka, siis kui ma 2 aastat tagasi väga paljudel terviseloengutel käisin, siis ega see ikkagi jälgid vaata, mis olekus ja nii edasi on.
ja eks see on jälle mingi lugu, mida me räägime, aga me jälle jõuame sinna, kas sa paned ennast esikohale ette või ei pane. Ma ei ole täna ideaalkaalus, ma olin seda 5 aastat tagasi, kui ma käisin CrossFiti võistlustel. Tegime siin Eesti turniiri, 1 punktiga kaotasin esikoha oma vanuseklassis, läksin niisama pulli pärast. Ja mina ei võta neid isiklikult. Ma mõistan teist poolt, kui keegi ütleb halva kommentaari. Aga Kris Kala podcast näitas jumala ilusasti. Kui sa istud seal, suur kõht ees, rasvavõlt on lõual väljas, räägid tervisest, aga ikka ei tekita usaldust. Ja ei ole täna ka, ütleme, ideaalkaalus ja kuid, mis on väga huvitav, mis ma võin öelda, et ega see ühest küljest võib-olla tundub vabandus võib-olla endale, kuid kui sa oled ülikeerulises olukorras, stressis tohutult ja sa üritad leida nagu väljapääsu, siis viimane asi, millega sa tegeled, on enda tervis, enda kaal ja kõik sellega. Ja mille ma täna olen aru saanud, ongi see, et järjepidevus. Meil on ühiskonnast peale surutud see kiirelt. Nii, 5 päevaga 5 kilo. Seda ma võitsin teha, aga 10 kilo 3 kuuga seda ma ei hakkagi üldse tegema ega proovima. Ja sellelt lähtuvalt, mis täna rääkisin tuttavaga ka, need lubadused iseendale, neid on kõige raskem pidada. Seesama, et ma lubasin, et ma teen trenni iga päev. Ja eile seal istud ja leiad neid vabandusi ja see on nii huvitav, lihtsalt istud ja tund aega läks aega, mingi 2 kõne peas. Põhjused, miks ei peaks tegema, siis mõtlesin, fuck it. Sa lubasid enda lastele kõik teema maas. Ja see oli nii naljakas. Ja see on ju 1000 korda seda läbi käinud. Esimesed 10 minutit on kõige raskemad. Edasi sealt on üli lihtne. Nii et ma arvan, et ma ei jälgi täna kaalu. Ma jälgin seda, et püksirihm läheb väiksemaks, sa näed kohe, kuidas õlad tulevad paremini välja ja nii edasi. Aga ma arvan, et siuke pool aastat on veel korralikult minna. Kuid kõikide täna mentoritega, mis ma näen, on ka see. Ja see on nagu külmavärinad tulevad, see on päris spooky. Sinu seis määrab ära, kus kohas sinu ettevõtte edukus on. Sa olen 1 miljon korda seda kuulnud. Aga nüüd nähes korduvalt, kuidas sa lased vahepeal ennast nagu tahaplaanil ära ja sa näed, kuidas energeetilised asjad enam ei tööta. Ehk siis see sama asi ennast esikohale panek, et sa võtad endale aega, sa loed midagi, sa teed füüsilist. Mul see teine mentor Dan Martell, ta ütleb kogu aeg niimoodi, et stretch your body nagu läbi ja trim your mind, ehk siis läbi füüsilise, et iga päev 45 minutit, et sa digi lahti, vaigistab su mõtteid ja siis olles seal igapäeva rutiinis ja teha seda nagu järjepidevalt ja siis vaatad, holy crap, suin mõtted ongi räigelt tagasi tõmmanud, sellepärast ma teen füüsilist. Ja nii huvitav vaadata nagu neid uuringuid asju, kuidas sul lihased toodavad lootus, hope molekule, ütles inglise keeles, lootusmolekule. Aga sa pead liigutama, sa pead natukene füüsilist tegema. Ja meeste puhul ju võib-olla mingid muid lahendusi veel, aga ega meeste puhul ju stressi alandamisel on 2 kõige efektiivsemat. On siis seksimine või siis higistamine. Ja ma märkan enda puhul ka, kui ikkagi higi lahti ei saa, siis see trennis on midagi jääb sealt puudu. Et täna ma olen otsustanud lihtsalt joostama ja pane jälle hullu, et ei lõhu ennast ära. Aga see, ma ütlen, see enese liigutamine ja kogu see pool ja ühesõnaga lõppkokkuvõttes, kui sa unustad ennast esikohale panna, asjad hakkavad väga kiiresti alla väga. Mitte esimene nädal, mitte teine nädal. Ja järsku oled sukses augus ja siis aru kelle. Kurat, kuidas me siia olen jälle sattunud. Väga äge selline aus tunnistamine, et see ongi ehe. Et ega me ju oled, kus oled, aga me saame alati muuta, eks. Et mul on ka alati see nagu isegi enda puhul, ma iga päev vähemalt midagi teen sellist, mis mind paneb hästi tundma. Kas käin siis trennis või teen joogat või käin metsas jalutamas, aga iga päev teen. Ja mõnikord isegi tundub, kus ma selle aja võtan, et sageli on iga hommiku 2 tundi tegelen iseendaga. Siis see minu jaoks kõige tähtsam üldse. Siis ma loon seda elu hoopis teisest kohast, eks. Ja ma usun, et ma inspireerin ise ennast sellega, mitte kedagi teist.
sest see, kes minu sees elab, see väike poiss või tema saab sellest sellise hea tunde ja ma usun, et meestel on kõige suurem võib-olla väljakutse see, et mitte nagu liigselt teisi toetada, vaid oma sisemisele poisile heaks isaks võtta. Ma siin tahtsingi lisada veel, et kui üldse kui üldse kadedust tunda, siis mina tundsin praegult kadedust, kui ma kuulsin, et 2 tundi hommikul, kuid see on ka see koht, kuhu mina tahan välja jõuda. Et lapsed ära kuskile, lasteaeda, kooli, kuhu iganes ja kõik muud asjad ei ole olulisemad kui see 1-2 iseendale. Ma isegi mentorduses teen seda, et esimene asi ma küsin, et mis kell sa magama lähed. Ja kui inimene ütleb, et ma lähen, ma ei tea, kell 11, kell 12 magama, aga mis siis, kui sa oled kell 10 magama ja 10:30 ja ärgad tund aega varem üles, et sul tekib see oma aeg, et sa saad laadida, sest enda puhul ma näen küll, et kui ma hommikul ei tee neid asju, siis ma loon seda päeva hoopis teistmoodi kui see, et ma olen täiesti keskmes heas vaibis ja energiat täis, kuidas ma siis päeva lähen. Et see on ka otsuse tegelikult valik, et kuidas ma hakkan päeva looma ja siin on see vastutuse koht, ma võtan siin vastutuse praegu iseenda eest, mitte kellegi teisest. Ja ma usun, et nii me liigumegi kõik koos, inspireerime. Ma usun, et kõige suurem võib-olla, mis mind siin elus inspireerib, ongi just see, et mõni teine inspireerib mind ja siis ma olen võib-olla ise kellegi eeskujuks. Et selles mõttes väga äge. Mis ma tahtsin veel öelda teemaks, mida ma näen läbi aastate, täna viimaste aastate siin, kui palju pereterapeudis käinud ja nii edasi ja see ei ole häbi asi, ma ütlen ausalt meestele, et mida mina olen aru saanud on see, kui sa tänases suhtes ei tee asju korda, siis võib-olla lihtsam tundubki mitte nende asjadega tegelemine ja minna uudesse suhtesse, aga sina tõmbad samade traumadega inimesi enda ellu ja täpselt järgmises suhtes, siis istud täpselt samade probleemide otsas. Et siin nagu soovitus meestele, et pigem võtke kätte, minge pereterapeudi juurde, see ei ole häbi asi. Ja te näete, et see ei ole see, et nüüd nii, naine kutsus ja nüüd mina saan sealt poolt üksinda vaata. Ei, väga palju kordi, kus naine saab hoopis ja siis mõtled nagu, okei, päris huvitav. Aga mis nüüd need viimased aastad on näidanud, on see, et ma olen siin papside suvelaagris käinud ja nii edasi. Meeste sisemaailmas, ma arvan, et toimub 10 korda rohkem kui naistel. Ja ma väga soovitan kõigil leida siukene väikene või suurem tugigrupp, kus saaks korra lihtsalt kokku. Võib-olla on hea või täiesti võõrad, aga see papside suvelaager näitas, kuidas me istusime seal, me mäletab, inimesi oli 14 vist või. Need teemad on suht samad kõigile. Et ma siin nagu julgustan mehi, et sa ei pea üksinda seda koormat kandma. Lihtsalt mõnikord rääkida teiste meestega. Sa näed, et sa ei ole üksinda ja sa näed, et sealt on võimalik ka välja tulla. Et mehed võiks rohkem meestega kokku saada. Ma ei mõtle siin mingi paari minna õlle juures rääkima, vaid võttagi aeg, teha teed ja lihtsalt räägi ennast tühjaks. Mõnikord see öeldakse, et pool muret jagades on pool muret või nii edasi, aga siin osad ütlevad, et sa sellega kannad teisele veel rohkem koormat. Mõnikord 10 minutit sõbraga rääkida või sukses grupis väikses rääkida annab 10 korda rohkem, kui siin üksinda pusida aasta otsa ja lugeda mingit vaimse tervise raamatuid. Et inimene on emotsionaalne olend ja kui sa võtad talt suhtlemise ära, siis see ei tööta. Nii et kõikidele meestele, kes tunnevad, et on raske ja tunnevad, et nad ei taha ennast avada, siis võta täiesti suvaline grupp, neid gruppe on ja tõenäoliselt Raivo, sina oskad ka väga palju tehnikaid asju siin soovitada edasi, et ärge jääge oma muredega üksi. Üldiselt see ei lõppe hästi. Et siinkohal tegin reklaami ka, et on olemas selline ägedate meeste grupp Facebookis Teadlik mees 2.0, kus tänaseks on peaaegu 500 meest. Et see on ka koht, kus sarnase maailmavaatega meestega koos olla ja erinevad töötoad, erinevad kursused, erinevad mastermindid. Et jah, ma olen nõus Ivariga, et mõnikord on see, et sa arvad, et sa saad kõigega ise hakkama, aga mis siis, kui sa lubad ennast aidata, siis tuleb alati abi.
ja siinkohal toongi selle välja, et kui ma olen viimased 4 aastat rääkinud, et nii noortele, oma klientidele, kõikidele, et palun otsige endale mentor, aga tol hetkel ma rääkisin puhtalt võib-olla niisugune nii-öelda ärivaldkonnast ja ma soovitaks täna mentoritele juba noores eas, vanus ei oma tähtsust, täna ma üritan oma lastel olla mentor, aga täna ma pigem rohkem ja rohkem soovitan pigem, et sul on ka vaimse tervise mentor. Sest et mõnikord on seda üks-ühele rohkem vaja kui grupis ka. Grupp on kindlasti hea, see saab hästi palju nagu nii-öelda ennast avada kogu see pool. Aga kindlasti ka nii-öelda selle vaimse poole pealt ja vaadates täna, kuidas pereteraapiat on nagu meid muutnud nagu 180 kraadi nagu paremuse poole, et kindlasti proovige leida endale siuke vaimne mentor, kes on juba mingid asjad teemad läbi käinud ja nii edasi. Ja ma alati ka just eriti ärigu poole pealt ütlen ka, et mentor võiks olla siis inimene, kes on saavutanud seda, mida sina oled soovinud. Et ei ole mõtet küsida naabrimehe käest nõu või siis vanematelt nõu, kui sa ei soovi täpselt sama elu, mida nemad elavad. Sest vastasel juhul sa saad täpselt seda nõu, kus su vanemad on jõudnud. Mitte mingisugust, mitte lugupidamist vanemate vastu, vaid kui sa soovid oma elust midagi enamat, siis sa pead kuulama nendel, kes on selle saavutanud. Väga hea lõpp siia saatesse, et nagu alati viimane küsimus. Kes on sinu jaoks kindel mees? Minu jaoks kindel mees on see, kes paneb ennast esikohale, ei anna väga palju seal järeleandmisi, mis on võib-olla kõige raskem, kes annab endale lubadusi ja suudab ka neid täita ja samas ei karda oma tundeid välja näidata. Ja ma just räägin selle koha pealt, et meestele, meie lapsed ei käi meie sõnade järgi, vaid need käivad meie tegude järgi. Ja sa võid kõrval rääkida, palju sa tahad, laps kopeerib sinu käitumist. Nii et minu küsimus alati isadele on see, et kui sinu tütar teidiks sinuga, kas sa oleksid iseendaga rahul? Super. Suur tänu sulle, Ivar, selle saate eest, et sa avasid ennast ja näitasid oma ehedust ja see oli väga ilus. Ja need head nõuanded. Et kui tahate rohkem infot Ivari kohta, siis kontamo.ee ilmselt on info ju kõik olemas või kui isiklikult keegi tahab sugu ühendust võtta, kuidas saab? Kas siis Facebooki või Messengeri kaudu või see Instagrami kaudu kirjutada? Sulle soovin, et aastal 2025 lõpus oled sa iseenda parem versioon juba ja kindlasti ka eeskujuks paljudele ja suur tänu sulle selle eest, et mida sa teed täna. Aitäh sulle! Aitäh! Our hero claims a warrior's heart. I tell you, the dragonborn comes.